Tere õhtust! Tere õhtust, head külalised! Väga tore, et te olete tulnud. Meil on täna õhtul külas... Ma isegi ei oska öelda, mis sõnad oleksid kõige paslikumad. Teatri ja poliitika suurmees. Ma mõtlesin, et kas mina olen õige inimene üldse meie täna õhtust külalist intervjueerima, aga mul on kaks põhjendust. Esiteks on meil üks teater, mis on olnud meie mõlema suur armastus, minu esimene teatriarmastus, see on Ugala. Ja teiseks on meie täna õhtune külaline seotud ka väga tihedalt selle majaga, kus me täna asume, aga sellest edaspidi. Hääd sõbrad, meil on täna õhtul külas Jaak Allik. Võib istuda? Võib istuda. Oh jah. Ma ütlen alustuseks sedasi, et ma mõtlesin niimoodi, et ma alustan meie jutuajamist sedasi, et meil on teatrijutud. Meil on täna teatriga seotud õhtu ja see teine sõna, mis sinu elus on väga suurt rolli mänginud, et sellest me täna ei räägi. Aga küsida võib. Aga ma ei saa seda teha, sellepärast, et tänane hommik algas kell 9 Toompeal Teatriliidu kokku kutsutud streigiga. Toompeal olid piketiga, vabandust. No, poliitik parandab mind. Teatriliit tegi selle üleskutse, oli pikett, kus osales väga palju näitlejaid ja teatritöötajaid. Ja sellepärast ma küsin, Jaak, kas sa vaatasid täna hommikusi sündmusi? Oota, meil oli nagu proov sel ajal. Kell 9 hommikul. Kas nad kell 9 Kell 9 hommikul, jah. Kus seda vaadata sai? Postimehes oli online. Otse online. Ei, ma nüüd vaatasin pilte ja lugesin natuke seal tekste, aga ma ei ole teda niimoodi füüsiliselt näinud ja ootan huviga õhtust aktuaalset kaamerat, kui see seal ka peaks olema. Sest kõigi nende pikettide ja asjanduste mõte seal Stenbocki maja on see, et saaks kaamerat kohal. Ega siis, nagu seekordki ma sain olla ükski minister ega valitsuselegi välja ei tulnud, ega nendega vestelnud. Kas sa valutad südant? No jah, eelmine nädal olin ma ju ka televisioonis samal teemal. Just pärast seda, kui proua minister Purga oli teatanud, et järgmine aasta palgatõusu ei tule, mis tähendab seda, et 2 aastat on olnud kõrgharidusega kultuuritöötaja keskmine palk 1600, kui Eesti keskmine palk on juba üle 1800, järgmine aasta prognoositud midagi 2024 vist. Ja kõrgharidusega kultuuritöötajad, kes on ju siiski oma ala tippspetsialistid, nad on tegelikult magistrikraadi tasemel ja neid on ju suhteliselt vähe. Ja kui see palk püsib aastate pikku nüüd nii ja inflatsioon on olnud 43% mingi viimastel 3-4 aastal. Ja hirm, ega nüüd keegi ei ole nii naiivne, et arvab, et täna tehtava piketiga midagi muutub järgmise aasta eelarve, sest palgatõus tuleb, aga see on nagu tormihoiatus selleks, et see jutt, et üldse palgad kultuuritöötajatel, haridustöötajatel kõikjal külmutatakse kuni 2028. aastani. See on väljakannatamatu ja see on ikkagi hoiatus selle eest, eks see asi oligi nii mõeldud ja mis mind tõsiselt hämmastas, et väga palju inimesi oli, ma tean, et Endla läks bussiga ja Ugala läks bussiga ja Rakvere bussiga, seal oli ikka väga tuntud Eesti näitlejaidki ja et ma arvan, et selles mõttes oli üritus mõttekas ja mõjuv. Nii oli. Ja küsid, kas ma kannatan, siis ma ei tea, kes seda televisiooni nägi. Üle-eelmine reede, millal ta oli, ma ütlesin kah, et ega mul teatri inimese veri sees ega ma ilmas, et musta ei pannud sinna televisiooni esinema tulles. Aga täna ma panin omale vormi selga, nagu te näete, et te oleksite minu vastu lahkemad. See on nüüd esimene särk, ma tean, et teater on neid särke muutnud. See on see särk, mis ma sain siis, kui ma 2008 lavastasin siin Tapa tööjumal. Võt. Täpselt nii. Aga kui me lähme tagasi algusesse, 2 aastat tagasi oli meie teatris üks konverents, me pühendasime selle Juhan Smuuli 100. sünniaastapäevale, selle kirjanduskonverents, sina olid üks ettekandjatest ja mind... jahmatas, ma ei oska isegi öelda, mis see sõna oleks kõige õigem. Mind puudutas see, et sa ütlesid, et sina oled näinud Eesti teatris kõik Juhan Smuuli näidenditele tehtud lavastusi. Ja esimene Smuuli lavastus, mida sa nägid Draamateatris, oli Atlandi ookean, sa olid 10-aastane. Jah. Kes sind teatrisse viis? No mind viis 10-aastasena, jah. No küllap viis mind minu ema.
igatahes ma mäletan oma esimest teatrikülastust väga selgelt millegipärast. Ja siis ma olin järelikult 7-aastane. See oli samast Draamateatris 1953. See oli von Wiesini Äbarik, kus Eino Baskin mängis Mitrofanuškat ja istus Linda Tubina süles, kes mängis proua Prostakovat. Ja see on mulle nii selgelt meeldinud üks asi, isegi sealt tavastusest osa tehti, et ma teadsin, kui ma nüüd kirjutasin sellest oma nii-öelda mälestustes, ma muidugi ei mäletan, kas oli lavastaja. Ja nüüd ma pidin uurima, et kes siis oli lavastaja, sest ega tavalisele teatrikülastajale, ma arvan, siin teilegi alati ju ei ütle mitte lavastaja nimi, vaid ikka näitleja nimi, lavastaja oli Alfred Rebane. Aga ma mäletan seda Rudolf Nuudet ja Suurorgu ja siis Tubinat ja muidugi Eino Baskinit. Aga miks ma eriti on kuidagi meelde? Ma mäletan seda keervat, kui Draamateatris, kes te olete kindlasti kõik käinud, kui alt garderoobist üles tõusta on keertrepp ja seal keertreppe äärel müüakse kavasid. Ja ma olin oma õega koos seal ja ma ei mäleta, kas siis isa oli Siberis, nii et ema pidi olema siis. Ja õde oli siis järelikult 13. Ja õel oli kohutavalt tähtis, kas seda, seal oli ka Sofia jah vist Äbarikus, naispeaosa. Kas teda mängib Linda Rummo või Ellen Liiger? Ja tal oli nii tähtis, et see oleks Linda Rummo ja mitte Ellen Liiger. Ja siis ma sain ka midagi nendest nimedest kuulda ja teada ja sellepärast on see mulle meeldinud, aga 10-aastaselt küll ja aga kuskil juba natuke vanemana, 12-13, hakkasin ma nii-öelda oma taskuraha eest nii-öelda ise teatris käima. Ja taskuraha oli täpselt nii palju, et sai osta Draamateatri 3. rõdule, siis oli praegu on 2 rõdu, siis oli 3 rõdu. Ma sain osta Draamateatri 3. rõdule pileti ja mängis Rakvere teater ja nad olid enne Vaiguri kraavihallid ja ma mäletan, kus ma 3. rõdut vaatasin alla Draamateatrisin, et see teatriüvi on kuidagi kõige ammune. Sinu ülikooli ajal oli ju Vanemuine, ma ei tea, kas siis räägiti kohe, et on kohe teatri uuendus, kindlasti räägiti, et noored mehed hästi teevad, aga see oli ju murranguline aeg, kui see algas siis just. Ja mis sa tahad selle kohta küsida? Sa olid noor, sa olid üliõpilane, olid... jah. Seal oli 2 etappi. Kui ma nüüd endast räägin, siis minu nii-öelda teatri huvi algas, nagu ma arvan, siin paljudelgi kooliteatris. Ja kooliteatris Tallinna 22. keskkoolis, mis on praegu Vestholmi gümnaasium, seal oli meie teatriringi juhendajaks, kuna tema oli meie klassijuhataja sõbranna, selline daam, kelle nimi oli Tamara Vint. Ta on Tõnis ja Toomas Vindi ja mis see neiu, ja nende ema. Ja ta oli käinud kuskil, minu meelest kas siis 40 kuskil 5-6, ta oli olnud Voldemar Panso ja isegi Tammuriga, mingi see oli 1 aasta, ta oli 1 aasta seal olnud mingis kummalises teatrikoolis, need seal muutused vahetused. Ta oli seal aasta käinud. Ja sealt siis tema teatri armastus ja teatri huvi ja ta juhendas teatriringi Tallinna 10. keskkoolis, kust on tulnud tema teatriringist välja Mari Lill, Ingo Normet ja ka Peeter Tulviste, kes mängisid kõik tal Libahundis Margust, seda samast Tiinat ja ma ei tea, kes siis see 3. seal mängis. Ja siis ta tuli meie kooli, see klassijuhataja kutsus. Ja temal oli selline põhimõte, Rita Ilves oskab seda kas oponeerida ja kommenteerida. Tema ütles, et ei tule mängida mingeid lastelavastusi, ei tule mängida karukesi ja jänesekesi, vaid tuleb mängida tõsiseid tükke. Kuigi me olime ju siis 10. klassi õpilased, 9. 10. klassi õpilased ja esimene, mis ta hakkas meiega tegema, oli Vilde Pisuhend. Ja minul anti selline roll nagu Vestman. Pingenaaber mängis Piibelehte. Ja Vestman, ma vaatasin pilti, eks te olete ka näinud pilti, Paul Pinna, need vesti vahel on näpukesed ja kõhukene on ees, eks. Ma võtsin siis selle Pinna eeskujuks ja panin omal ka kõhukese ette. Pandi mingi krimm siis ka pähe ja siis, see kõlab nüüd tõesti uskumatult. Siis olid ka kooliteatrit ülevaatused, nagu nüüd käinud kooliteatrit ülevaatus toimus, ma väga vabandan, see oli siis aasta järelikult 60 mingi 3 või 4, küllap ta oli 64, siis me olime viimasesse klassi, 11. läksime Tallinna Draamateatri suurel laval. Ja siis oli niimoodi ainult, et pidi olema mingi tund aega oli siis see aeg, aga ühesõnaga me võisime mängida 1 vaatuse.
no teistel oli ka sama reegel, aga keegi mingi 3 vaatuse asju. Mängisime 1 vaatuse sellest pisuhännast ja siis me tulime sealt välja, vot see ongi jäänud kuni tänase päevani, vaatamata 26-le tehtud 6 on praegu käsil lavastusele, kõige kõrgemaks hinnanguks, mis mulle kunagi minu teatritööst on antud näitlejaloomingu eest. Me tuleme sealt esimese rõdu ukse, esimene rõdu Draamateatrist lähevad sinna ruumidesse taha, me tuleme sealt välja pinginaabriga koos ja no vaatajateks, kes siis olid needsamad teiste kooliteatrite lapsed ju, eks. Ega ei tulnud see mingi spetsiaalpublikut, see oli päeva ajal. Ja tropp neid lapsi jookseb koolilapsi kokku ümber minu pinginaabri. Tahab autogrammi saada. Mina see nagu töllakas seal kõrval. Ja siis see samane Tiit pinginaabrit, mis te temalt ei küsi? Vaat minu otsast, kas teie mängisite ka või? Ja siis pärast žüüri esimees oli jälle, väga vabandan, mis näitas tegelikult kooliteatrite, ma ei tea siis, renomeed. Žüüri esimees oli Ants Lauter, kes istus seal keset saali, oli pandud see žüüri laud, Ants Lauter siis pärast tegi kokkuvõtteid. Ja Ants Lauter kiitis seda Vestmani. No paraku on see minu teatrikarjääri mitte tipp, vaid lõpp näitlejakarjääri. Hiljem ma ei ole julgenud lavale minna ja siis lõpuklassis hakkas Tamara Vint meiega harjutama Kuningal on külma Tammsaar. Ja seal ma pidin mängima, me kaugele ei jõudnud sellega, ma kardan, et ma seal vist pidin narri mängima. Aga sellega me ei jõudnud mitte välja tulekule. Aga sa küsis teist asja, ma nüüd tulen Tartu Ülikooli juurde. Ei, ma räägin kohe, tulen Tartu Ülikooli edasi, räägin selle loo ka ära, siis me jõuame Toominga Ermakalu juurde, nagu sa tahtsid. Ja võt selle sama, ma astusin Tartu Ülikooli ajalugu õppima ja aukartus ülikooli ees ja kõik see oli muidugi kohutavalt suur ja siis ma septembris näen on kuulutus, et Tartu üliõpilasteater mängib ülikooli klubis, see oli Drda Patune küla. See sama lugu läks ka Draamateatris, ma mäletan, Ruut Tarmo mängis seal peaosas ja läheb siis see esimese kursuse poiss esimesel 6. septembris sinna ülikooli klubisse. No muidugi ma arvasin, et ei tea, kuidas sinna sisse saab ja küll seal on palju rahvast ja lähen ikka tund aega varem ja saalis oli 13 inimest. Seda Patust küla vaatamas. Siis minu suhe ülikooli ja teatrisse pisut muutus ja järgmine nali, enne kui ma jõuan sinu küsimuse juurde, kevadel, siis see oli siis kevad, ma astusin ülikooli 65, 66. aasta kevadel või talvel kuulutab ülikooli leht välja teatriretsensioonide võistluse. No nii. Ma ei olnud küll kirjutanud teatriretsensioone, vist ei kindlasti, miks ma pidin olema kirjutanud, muidugi ei olnud, koolilapsed ei ole kirjutanud. Ja ma kirjutan siis teatriretsensiooni, valisin teemaks, kun oli välja tulnud just 2 Kihnu jõnni, tähendab Irdi Kihnu jõnn Vanemuises ja Panso Kihnu jõnn Draamateatris, valisin siis Kihnu jõnni võrdleva analüüsi. Saatsin ära. Läheb 1 kuu, läheb 2 kuu, läheb 3 kuud, ei mitte midagi. Ja siis mingi maikuu päeval, umbes 10. mail, ostan ma 2 kokku eest ülikooli lehe peahoone foeest ja loen retsensiooni võistluse tulemusi. Ma sain esimese koha. No ma mäletan seda rõõmu, istusin seal Emajärves pargipingil ja rõõmu, mis mu hinges oli, ainult et seda ei olnud kirjutatud. Mõne aja pärast ma sain teada, et võistlusel oli 3 osavõtjat. No hea küll, aga nüüd ma jõuan selle juurde, mis sa küsisid ja siis oli lugu selles, ma sain seal ruttu sõbraks Mati Undiga, kes juba töötas Vanemuises kirjandusele juhatajana ja sealt siis, Irdiga muidugi oli Irdi, ma mäletan 1955, 9-aastase poisina, kui mu isa Siberist tagasi tuli, siis hakati meil külas käima niimoodi vaatama nagu ilma imet, et tuli tagasi, Hendrik Kallik 25+5 sai ju, aga tuli kuidagi elusalt tagasi. Siis ühel õhtul tulid meile külla Kaarel Ird ja Epp Kaidu. Irdi ma mäletan sellest ajast ja mäletan ka seda, et kuidas üks naine võib nii paks nagu Kaidu. Põhimulje. No jah, aga jutt lõpeb sellega, et siis hunt hakkas mind tassima sinna Vanemuisesse ja seal oli Vanemuises stuudio. Ja Irdist ma käisin seal stuudios, ma ruttu sain aru, et ma nagu neid etüüde teha ei taha, ei oska. Ja hakkasin kuulema loengud ja sealt on nüüd kelge mälestus, et Ird julges kutsuda Vanemuise stuudiosse lugema Uku Maasingu,
kes oli tegelikult keelatud sel hetkel ka konsistooriumis. Mitte mujal, Irdasid loeng ja mul on isegi see Maasingu konspekt alles siiamaani. Ja siis oli vajalik, vaat olid niisugused asjad nõukogude ajal, mida ka enamik siin oli, et mäletab, oli teatrite kunstinõukogud. Ja siis oli väga üliõpilaskonna esindajaid ja ma ei tea, kuidas siis, kas siis Unt soovitas, no Hirt ka teadis mind ja siis ma läksin siis üliõpilaskonna esindajana Vanemuise kunstinõukogusse, see oli siis kuskil 67-68. Ja sel ajal just algas see teatriuuendus, tuli välja Toominga laseb käele suud anda ja peale selle Ermaküla see tuhkatriinamäng. Nii et ma need asjad elasin üle üliõpilasena ja edasi juba kui hakkas see tõeline, päris pööre see teine etapp, 76, kui olid välja Toominga Põrgupõhi Vanapagan ja Polonees, siis ma olin juba ülikooli õppejõud ja nägin need ka ära 76 ja minu, ma kohe lõpetan selle pika jutu, ühesõnaga minu üheks suurimaks teatrielamuseks, ma ei pea silmas terviklavastust, aga mis jääb hinge, mis mitte kunagi ei unune. Ma läksin Toomingaga intervjuud tegema, ma ei olnud üldse tuttavad Toomingaga, sel ajal Tooming sai Lauteri preemia, see oli 76 vist, ja Kultuurielu tellis mul Toomingaga intervjuu. Ja ma läksin siis Vanemuisesse Toomingaga intervjuud tegema ja Toomingal käis laval Põrgupõhi uue Vanapagana peaproov. Ja ma läksin ootamaks Toomingat, siis läksin sinna vasakule direktori looži Vanemuises. Ja see pilt, mis ma nägin, see oli just see hetk, kui see pöördlava käis ringi ja need tõstukid tõusid, siis oli see elektrooniline muusika. Siis seal üleval ääre, või selle pöördlava peal olid siis Liis Bender, kes mängis seda Lisetet ja siis Eelmäe, kes mängis. Ühesõnaga kogu see selline totaalne heli, muusika, liikumise, pilt ja valguse. Mida ma elus teatris näin. No vot ja see jäi mulle hinge ja see tegi mu ära. Kõik. Aga kooliteater, millest sa ise rääkisid, et ikkagi, kui sa oled Lauterilt kiita saanud, kas see, et minna teatrikooli õppima, see mõte käis läbi? No vaata, siin oli kaks asja. Üks asja oli see, et ma andsin endale tõesti aru, et näitlema ei ole. Kuidagi üsna aru saada. Näitlema ei ole ja lavastajaid siis seal kontsis vastu ei võetud, aga see on niisugune tegelikult formaalse või kronoloogiline põhjus. Tõsisem põhjus oli see, et aasta 1965, kui ma lõpetasin kooli, keskkooli, siis üldse kontsis vastuvõttu ei olnud. Aga minu põhihirm, ma olen eluaeg olnud üsna arg inimene, ei ole kunagi tahtnud hüpata katlesse, olen taht katle äärel olla. Minu põhihirm oli sattuda Vene sõjaväkke. Ja siis oli selline reegel, et kui lõpetad keskkooli kuldmedaliga, ma lõpetasin kuldmedaliga, siis tuli teha üks eksam. Ühe eksami, kui selle eksami läbi teed, ma ei tea, kas pidi 5 saama ikka vist mitte, see ei olegi tähele, pidi tegema ühe eksami ja siis said sisse. Aga ma andsin endale suurepäraselt aru, ja ma vabandan proua Ilves, et eesti keele kirjalikku eksamit ma 5 peale poleks teinud, sest ma ei tea siiamaani, kuhu komasid panna. Ja mulle tundus, kuna ma olin võitnud mingi ajaloo olümpiaadi, aga mul ei olnud mingit spetsiifilist ajaloo huvi. Aga ma olin mingi ajaloo olümpiaadi võitnud ja need teemad huvitasid mind juba siis, et ma mõtlesin, et mis eksam see võiks olla, mille ma 5 peale teen. See oli kinda peale minek ja jälle mul on mälu, niisugune kohamälu, kui midagi väga olulist kellegagi kohtumine või mingi otsus. Mul on jääb meelde see koht, kus ma seda tegin. See oli Tõnismäelt alla tulles, kus haridusministeerium on üle tee, eks seal Tõnismäelt sinna kosmose juurde Tallinnas. Ma mäletan, et selle tee peal jõudus minu ots, ma lähen ajalugu õppima. Just. Ja see oli puhas jälle argusest, puhas enesekaitse. Ja siis ma tegin selle 5 peale ära ja siis ma sain ka ajalukku sisse ja rohkem, siis oli see katse seal Irdi stuudios olla. No rohkem ei ole olnud mul seda tungi, et ma läheks nüüd teatrit õppima kuhugi paraku. Aga mina kuulsin luusid, kuidas see juhtus, et sa ikkagi lavakasse ju jõudsid, sa olid, mina kuulsin kolleegidelt 10. lend, Andrus Vaarik, Anu Lamp, sa olid nende õppejõud. Jah, ma tulin ära ülikoolist 1977, see on iselugu, aga ma olin seal 4 aastat siis filosoofiakateedri õppejõud ja jõudsin seal vanem õpetajani ja 77 tulin ära. Üks põhjus oli see,
ma mäletan seda, et ma ei suutnud enam olla rääkiv papagoi. Tähendab, konspekt kinni, konspekt lahti, lähen sinna loengut lugema. Asi olnud isegi ainetes, sest ained, ma seal lugesin ajaloolist materialismi ja seal selle valguses võis igasugu asju rääkida ju teatavasti. Aga see, et sa pead kordama ja kordama ja kordama. Ja ma ei tundnudki, et minu vastu oleks suur tõrge olnud või üldse, et mul alles hiljuti rääkisin siin Sirje Olesk ja mulle Peeter Olesk ja Sirje Olesk olid üliõpilased mul ja mäletavad mind hästi. Selle kohta ma räägin veel kohe hea nalja. Aga siis 77 lõin selle konspekti kinni ja ütlesin, ma mitte kunagi enam elus loengud ei loe ega õppejõuks ei hakka. Ja suutsin siis ära elada 3 aastat niimoodi ilusti. Ja siis oli, kes siin teab, sina tead, Iivika Siller. See oli siis lavakunsti kateedri, laborant, aga tegelikult selle kateedri juhataja kõigi Mikivered ja Pansode ja Komissaarovide asemel juhatas muidugi tema. Tegelikult kateedrit värbas õppejõude, hoolitses üliõpilaste hinge eest. Ja tema rääkis mulle ära, sest Iivikale ei saanud vastu öelda. Iivika rääkis mind ära, tõesti 9 aastaks sellele kursusele, oli õnnelik kursus tõesti, seal oli siis Anu Lamp ja Andrus Vaarik ja Andres Lepik ja Sulev Teppart ja Viire Valdma ja tõepoolest, kes kõik veel meelde ei tule, see oli väga hea lend. Ja kuidagi me saime nendega suurepäraselt läbi. Nii et rohkem ma ei ole muidugi liinud, rohkem ei ole ühtegi tundi mingit õppetööd andega ega annagi. Aga kena mälestus ja ma lobisen praegu liiga palju. Ma räägin sealt kõige ilusam mälestus, mis me elus meelde jääda. Siin on ju õpetajaid, eks. Sulev Teppart, kellega me tegime Tapatöö jumalad siin 2008. Ja miskit seal oli ja ühesõnaga tema kukkus mul läbi sellel eksam. Jo ta siis mitte midagi ei teadnud. Sest et üks kuulus Eesti näitleja, kes ei kukkunud läbi, ma vist panin 3, ma nime ei taha nimetada, vastas minu küsimusele, et mis te arvate, kui palju on maakeral elanikke? Ja peale pikemat mõtlemist arvast, et 3 miljonit. Ma tean, kes see on. Sa tead, meie nimest. Aga ikkagi ta sai 3. Aga Sulev vist ei olnud üldse mitte midagi lugenud ja midagi ja tema tuli siis järeleksamile. Ja see järeleksam oli, siis oli konservatoorium, oli nendes majades, mis seal Kaarli puieste algul oli, Suuri puieste, see allmaja seal vasakut kätku Vabaduse plessi pealt minna. Ja seal oli viimase korruse peal oli need lavakunsti kateedri õpperuumid, see oli ilus suve, maikuu oli see vist ilus suvine ilm, päike paistis, tühi audikas ja Sulev vastas mulle eraldi, siis 2 oli. Ja ilusti vastas ja ma kirjutasin talle 5 ja siis ma oletame 2 auditooriumis. Tema läheb ukse juurde ja mina istun siin laua taga. Mul tuleb, aga ma teadsin, et Sulev oli saanud mingi paar nädalat tagasi lapse. See oli siis Anu esimene laps. Ja ma ütlesin, kuule Sulev, et ma õnnitan, aga mis sa poisi nimeks panid? Sulev läks ukse peale, viskas mulle pilgu, ütles Jaak. See oli Jaak Prints. Praegune Jaak Prints, kes oli vahepeal ju lavakunsti kateedri juhataja ja suurepärase viimase lennuõppejõud ja nüüd on see von Krahli direktor. Nii, aga mida sa küsisid? Aga minu jaoks läheb väga huvitavaks nüüd sellepärast, et siin tuleb nüüd, eks ole, sa olid Teatermuusika kino peatoimetaja, 81 vist. 81, 83. Jah, nii ja mis siis juhtus? Mismoodi kuidas sa jõudsid 83. aastal Lugala teatrisse? Jah, aga ma räägin ära selle, mis ma lubasin rääkida oma õppejõumälestust. See oli mul nüüd kõige õudsem hetk. See oli järelikult 60, praegu on meil aasta 2024. Järelikult pidi olema aasta 2019. Oli 50 aastat Jaan Toomingu esimesest lavastusest Laseb käele suud anda. Ja kuna Jaan Tooming oma viimased lavastused tegi Elva Lendteatris, see oli 5 või 6 tükki järjest, siis Elva Lendteater otsustas seda tähistada lavastusega Luige, issand, hõbe valge. Siis, mitte hõbe luikis, ühesõnaga üks Strindbergi näidend. Luik valge oli see nimi vist. No nii, ja siis tuli ka kutse, et mul oli Lendteatriga juba, ma olin vist ühe lavastust sealt teinud ja et sinna ja muidugi lähen ma Toominga 50-ndale selle
aasta selle lavastuse täis ja ma isegi kirjutasin selle kohta retsensiooni omal ajal ja et Tooming tuleb ka ja no ma teadsin, Tooming niikuinii ei tule, aga ikka Tooming läksin sinna ja seal oli siis Toomingi abikaasa, viimane, kellega ta viimased 13 aastat vist elas. Ja pärast oli väike kohvilaud ja joome seal kohvi ja siis see Toomingi abikaasa minu kõrval vaatab minu poole. Teate, te olete minu õppejõud. Ahah. Ma küsin, mida ma teil õpetasin? Ta ütleb teaduslikku ateismi. Jaan Toomingi abikaasa. Ja siis ta ütleb, ei, te rääkisite nii huvitavalt religioonist. Sest ma ei lugenud loenguid, ma võtsin, ma ei tea, seminari eksamit, ma loengud luges meil kõigile seal kogu 10 või 15 aastat Tartu Ülikoolis teaduslik ateismi loenguid. Väga pikk, väga kõhn, üleni mustas daam, kelle nimi oli Sillaste, aga ta kõik kutsusid nunnaks. Teaduslik ateismi õppejõud Tartu Ülikoolis hüüdnimega nunn. No nii, aga sa küsisid jälle, mida tuleme jälle küsimusel tagasi. Ma küsisin Ugala teatri kohta. Aasta oli 83. No vaata, siit läheb hoopis teine teema. Siit tuleb tegelikult see teema, et miks ma julgesin lavastama hakata. Ja miks ma julgesin lavastama hakata. Ja selleks ajaks oli mul siis tehtud, kui me võtame aasta 83, oli tehtud 2,5 lavastust. Pool lavastust oli minu nii-öelda esimene lavastus, mis ei ole minu nime all ka välja tulnud, aga Kersti Kreismaniga Alati teie roosa, kus Kersti kutsus mind ise appi, see on pikem lugu, seda ma ei räägigi. Teine, mis minu nime all oli, Rudolf Allabert tahtis teha Dostojevski. Dostojevskil on niisugune teos nagu Krotkaja vene keeles. Ma ei teagi, kuidas ta eesti keele tõlgitud on, aga lavastuse nimi oli Pandimaja. Ja selle me tegime täitsa Ruudiga kahekesi. Ja siis ma olin veel, ma ei mäleta, kas ma olin teatrit olid juhataja 7781 ja siis ma läksin sinna toimetajaks. Nii et ma olin teinud ja siis oli juba 82 täitsa, ma võtsin ise lavastuse nimi oli Seda teed, vene keeles Putt, autor Remes ja see oli lugu Lenini vanemast vennast, see, kes ülespoodi, Aleksandrist. Ja tegelased olid see Lenini vanem vend Aleksander, tema õde Anna, kui ma mäletan, isa, ema ja noor Volodja Uljanov. Ja see oli Tallinna Noorsooteatris, Komissarov oli mul see hea sõber, oli hea näitejuht ja suurepärane koosseis. Seda samast noort Volodja Uljanovit mängis Toomas Lõhmuste, Lenini isa mängis Allabert, Lenini ema mängis Luule Komissarov, seda Lenini õde mängis Kaie Mihkelson ja Leninit Aleksandrit mängis Vilja Osaldre. No nii, ja see tuli päris hästi välja minu meelest. Ühesõnaga ma sain mingisuguse tunde, et häbi ei ole. Aga loomulikult ma ei läinud Ugalasse lavastama. See on eri jutt. Ugalaga on see juhtum, et 79, kui ma olin teatrite olituse juhataja, siis oli Ugala omadega täitsa mauli. Torga oli olnud seal peanäitejuht, kassat ei olnud ja publikut olnud ja trupp ei olnud rahul ja samal ajal ehitati maja. Kuskil aasta poole teise pärast pidi valmis saama see Ugala suur maja. Oli täiesti selge, mitte meil ministeeriumis, vaid kollektiiv oli ise, Kose oli siis direktor juba, et siin tuleb teha mingi muudatus, et nii-öelda selle Torga juhtimisel nad sinna Ugala uude majja ei lähe. Ja vot see küsimus tuli lahendamisele nii-öelda minu lauale, kes ma olin teatrite olituse juhataja. Ja siis mina mõtlesin, et sinna tuleks panna Tooming, kes oli tõesti sel hetkel kõige kuumem nimi, mitte ainult Eesti, vaid isegi üle kogu Nõukogude Liidu lavastajate seas. See oli Toominga kõrgaeg. Ja mõte oli hull, aga ma läksin Toominga juurde ja ma rääkisin ta ära. Ma isegi ei oska öelda millega. Vanemuses oli ka probleeme. Sellega ma teenisin ära oma väga hea sõbra ja õpetaja, kellega ma siin pean oma õpetajaks siiamaani, Kaarel Irdi Viha. Nii et kui Kaarel Irdil juba oli need peakesega lood pahakesed, siis ta ju kirjutas minu peale kaebakirja ja Korli Gatšovile ehk NRKP Keskomite teisele sekretärile. See on Villeri raamatus Kaarel Irdi ära toodud see kiri. Ja Toominga rääkisin ära, aga Tooming jäi siiski poole kohaga Vanemuses edasi. Need oli poole kohaga Vanemuse lavastaja tuli siis Ugala peanäitjaks. Ja ma mäletan selle vana Ugala rõdu, kui oli Ugala trupp koos ja ma siis teatrite olituse juhatajana läksin neile esitlema Jaan Toomingat.
no eks nad enne ka olid kuulnud, seda on ma palju mälestustest lugenudki, nii Leila Sääliku kellega, keegi ei uskunud, et see võimalik on. Keegi Ugala truppis ei uskunud, et see üldse võiks olla võimalik, et nende juurde tuleb Jaan Toomik. Aga ta tuli ja ta tegi selle 4 aasta seal täielikku imet. Noh, nad kõik mäletavad, siiamaani mõned on siiamaani Ugalas ju, ütleme, Jürgens ja Tabuni on ju sellest ajast ja Vilma Luik ja nad mäletavad seda kui tõelist imeaega. Seda õhkkonda, seda vaimsust, no aga neid lavastusi ta tegi seal Kihnu Jönni, eks, ja siis ta tegi Rahvasõja, millega avati siis maja 81 märts ja lõpuks tegi 83 Koerki Põhjas. Ja seda Põhjast pean mina üldse Toominga parimaks lavastuseks ja parimaks Põhjaseks, mida ma näinud olen. Sellest räägime ka eraldi, aga siis oli see juhtum, et oli 83 siis mingisugune märts vist, kui oli selle Põhjase kontrolletendus. Mina seda siin, ma olin siis selle ajakirja peatoimetaja, aga tuttavad kõike sattusin ka vaatama seda kontrolletendust ja ka kunstinõukogu. Siis oli niisugune asi nagu kunstinõukogu, mis pidi siis iga etendust vastu võtma. Ja kunstinõukogu oli erakordselt positiivne muidugi selle etenduse suhtes ja kunstinõukogu lõppes sellega, et Tooming ütles, teatas, et ta läheb Ugalast ära. Keegi ei saanud aru, miks. Ta ei ütelnudki mitte mingit põhjust. Kõik olid hästi jahmunud. Aga oli täiesti selge, et Toomingat ümber ei räägi. Kui ta on nii otsustanud, siis ta läheb ära. Ja see oli 83 kuskil, millal see esietendus oli, kus ma arvan märts-aprill. Ja siis hakati otsima seda uut juhti Ugalale. Ja Ugalas endas töötas lavast, Lembit Peterson oli just ära läinud, neil tekkis seal Toominga mingi krõbedus, tähendab, ta oli seal olnud, aga ta oli 82 ära läinud, et Peterson enam Ugalas ei olnud. Ja lavastajana seal töötas Priit Pedajas. Aga tollane Priit Pedajas ei olnud kaugeltki mitte see Priit Pedajas, keda me hiljem teadsime. Priit Pedajas tegi seal muinasjutt, Iiri muinasjutt ja miskit veel ja üldiselt oli kuulda, et lõpuks viimase nädalaga tegi Tooming, aitas nad hädast välja, lavastas nad ikka lõpuks Tooming, see oli kuulda. Ja oli teada, et trupp ei taha Pedajast. Ei olnudki kedagist. Oli seis, ütleme, 83 kevade, et kedagi selle äsja valminud 1,5 aastat töötanud uue maja peale ei olnudki võtta kedagi. Ja siis ma ei tea, seda ma praegu oma sügavas vanuses, ma ei oska seda ära seletada. Ma pole elus, ma teile ütlesin, et ma olen olnud väga arg inimene. Ma pole elus teinud mingisuguseid niisuguseid samme, see ei ole minu natuuris üldse. Ja siis ma läksin, ma rääkisin enne Toomingaga, me sõitsime Toomingaga Ugala Žigulis, sinises Žigulis, Tooming oli roolis, ma rääkisin selle asja kõigepealt Toomingale ära, et kas on üldse võimalik, et ma võiks sinna minna, et nii hull idee on. Ja ma ei tea, kui siiralt või mitte siiralt, aga Tooming kiitis selle heaks. Vähemalt ta ütles, et ei mingil juhul ära mine minu teatrit rikkuma või sa oled hulluks läinud. Ühesõnaga ma sain Toomingalt enda jaoks vähemalt õnnistuse. Ma ei ole kunagi Toomingalt hiljem küsinud, kui siiras see oli muidugi. Ja siis ma läksin Ugala direktori Enn Kose juurde ja pakkusin ennast pruudiks. Esimest ja viimast korda elus läksin mina ja pakkusin ennast pruudiks. No ja nad võtsid vastu, võib sellest, mul on siin kaasas raamat, ma mõtlesin, et ma väga ätta jään, siis ma hakkan teile tsiteerima. Ma näitan teile raamatut, mis sul kaasas. Niisugune tore raamat on Peeter Tammearu selle koostas, kui ta Ugalat juhtis. Ugala ajalugu. See on väga uhke raamat ja siin on näitajad ja lavastajad mälestused läbi Ugala aegade. Ja siit võite lugeda, mis nad arvasid sellest ideest. Et tuleb mingisugune poliitametnik või ajakirjanik või suhtasid suure kahtlusega muidugi sellesse ideesse, seal mingit positiivset vaimustust selle puhul ei olnud, võtsid mind vastu väga nii. Aga 1. augustist 83 olin ma siis Ugala kunstiline juht ja mind aitas see, et ma rääkisin endaga kaasa Karin Raidi, kelle ta oli Ugalas teinud juba ühe lavastuse, kelle renomee oli siis ka väga kõrge. Ilma Raidita ma poleks sinna läinud. Ja teine, kellega ma kaasa rääkisin ka lavastajaks, oli lihtsalt minu tolleaegne kõige lähem sõber Viljo Sõldre. Et ma läksin sinna siiski 2 lavastajaga, mitte ise ei hakanud lavastama. Ei olnud kavatsust ka lavastama hakata. Kunstiline juht on see, kes valib repertuaari, ütleme, koostab truppi, annab nõu, eks ma olin siiski kriitik olnud selleks ajaks juba üle 10 aasta saanud vist 4 Teatriliidu kriitikapreemiat ja 2 aastat juhtinud teatriajakirja ja 4 aastat juhtinud teatrite valitsust. Selles mõttes mul enesekindlust oli.
ja vähimatki noh, seda, et issand, ma hakkan seal lavastama, Tooming on siin lavastanud, miks ma peaks lavastama hakkama. Ja lavastamine hakkas selle pulliga, ma kohe lõpetan selle teema ära. Tuli näidend sisse. Noore Eesti kirjaniku näidend. Noore Eesti kirjaniku nimi oli täiesti juhuslikult Hans H. Luik. Praegune Eesti Ekspressi omanik ja Delfi meedia omanik ja mis kõik. Ja näidendi nimi oli Tuled sa tagasi. Sellest, kuidas üks vana taluperemees on oma tallu üksi jäänud ja seal on tal suvel malevlased ja kellelgi oli seda talu pärandada ja siis ta annaks nagu selle talu edasi neile malevlastele. Ja noh, siis oli nii moodne, et kunstinõukogu kõik loeb näidendit ja otsustab, kas võtta või mitte võtta ja blää ja seal meil kunstinõukogu, seal oli lavastajad, nii Rait kui Saldre, kui Säälik kui Malmsten ja mitte keegi ei soovinud seda lavastada. Lavastasid otse ära ja... Aga mulle näidend õudselt meeldis. Näidend oli nii täpne selle aja jaoks. Siis ma vihasin, ma lavastan ise. Ja see oli Ugala suurel laval, üldse minu esimene lavastus suurel laval Ugalas Hulbeasteks. Ja siis ma kauplesin selle kamba, noh, kus olid Silmer ja Toivo Tasa ja Rajaka ja hiljem oli vist siis sealt tuli see suurepärane laul, see Eestimaa külad, Eestimaa talud, te teate seda laulu, eks see oli siis leitmotiiv läbi selle tüki ja see läks 61 korda Ugala suurel laval, käisime väljas ka muidugi, sõitis välja ja mängiti 61 korda, kassa edu oli 100%. Ja see pani mingi kindlus ja siis ma hakkasin edasi veel natuke proovima, aga jälle... Aga ma olin nii kindel, et see on õige näidend, mul on õige näitlejad ja see asi tuleb välja. Ja tuli. Võt nii. Millal sa hakkasid oma sõpra Komissaarovit Ugalasse meelitama? Mis sellise tõuke andis või? Vaata, see nüüd ei olegi nii, et päriselt meelitama. Tähendab, lihtsalt meil oli uhke repertuaar ju, mis algame nüüd sellest peale, et kui ma Ugalasse läksin, mis oli siis minu programm. Programm oli 2 lausest koosnev. Ma ütlesin, et see maja, mis 81 avati Viljandisse, selle maja võimalus, et ta oli siis Baltikumi moodsam teatrilava, seal oli 2 pöördlava, eks, oli tõeliselt, seal ei olnud tõeliselt uhke lavatehnika ime. Ja mina julgesin neile välja öelda, teate, see maja ei ole siia ehitatud mitte ainult Ugala trupi jaoks. Ta on nagu üle Ugala trupi võimete. Ja ma hakkasin kutsuma külalisi näitlejaid ja ka külalisi lavastajaid. No julgelt. Ja oli ka dublandina näiteks kohe esimesel poolaastal lavastas Karin Raitsel Juuditi ja Leila Säälik, kes oli juba kunagi satsilavastuses Juuditit mängis ja siis Rait, mitte mina, kutsus sinna juurde Kersti Kreismanni. Mõlemad mängisid väga erinevaid ja väga häid Juuditeid. Aga et ka üldse kõrvalt juba 84, kuna ma teadsin, et väga tahab Liis Lindau mängida džinni mängu, aastaid seisab see džinni mäng temal ja Lindauga oli mul isiklikult väga hea vahekord ja oli mõte, et Lindau tuleks nagu džinni mänguks sinna võtta. Ja kes siis lavastab ja mis siis lavastab ja 2 inimese tükk. Ma oskan neid lavastada. Ja siis ma võtsin, et lavastanegi ise ja aga partner, kes on partner, kes see mees on. Aga Lindau oli valiv, küll ei sobinud talle Järvet, küll ei sobinud talle Basken, küll ei sobinud talle Üksküla. Ja siis Lindauga minu meelest see Lindau enda idee, ma mäletan, istusime Mähel Lindau suvilas. Lindau pakkus ise välja Kaljo Kiisa, kes ei olnud ju kaua lavalgi olnud ja Kaljo Kiisk, siis kohe oli minu idee, aga siis me teeme, siis ma ei pea teda lavastama üksi, siis on mul hea kaaslavastaja, Kaljo Kiisa Väimes, Juhan Öiding. Ja siis me tegime Juhaniga seda 2 ja Juhan tegi, ütleme, Tallinnas need põhiliselt Tallinnas lugemisproovid, Ugalas juba tegin mina, aga Juhan tuli ka. No võtta oli see Lindau ja Kiisk ja siis me jõudsime Tammurini ja ma ütlen, et kui mul üldse mingi teene Eesti teatri ajaloos on, siis ma ise isiklikult olen teeneks seda, et Lindau sai mängida oma viimase osa. Ta see viimase osa, mingi ma vanuste peast kohe ütle, aga ta sai selle osa eest Teatriliidu aastapreemia parim naisnäitleja. Inimese oma viimase osast pool aastat hiljem ta suri. Ei saanud seda kaua mängida. Ja teine asi oli Tammur.
keda ei tahtnud ju keegi lavastajaks võtta, no ei hakka teile Tammuri elulugu rääkima, aga noh, kui Keskkomitee määris Tammuri pähe Komissaarovile. Tammur tuli skandaaliga ära Rakvere teatrist ja siis Komissarov kutsuti Keskkomiteesse väljas juurde vist ja ütles, et võtad nüüd selle Tammuri. Ja Komissarov oli kategooriline nõue, jah, ma võtan Tammuriga, ta ühtegi lavastust siin ei tee selles majas. No nii, aga ta oli väga hea näitleja ja ta oli inimesena hoopiski muutunud. Ja mina kutsusin teda lavastama Vilde Sidet. Ja siis ta tegi selle Vilde Side, mis jäi tema viimaseks lavastuseks, seal on ka see Anneli meeles, et ma hoiatasin teda, noh, ta oli siin näitlejad ja peaosas on Peeter Tammearu. Ja ma hoiatasin teda, et see on väga raske juhtum ja siin sa saad palju piike murda ja proovid hakkasid peale, kuskil esimese või teise nädala lõpul Tammur maarsib, minul kabinetis koristatakse Tammearu ära, mina temaga ei tee. No, lepitasime ära. Lõppes siis lugu sellega, et kui oli etenduse ja esietenduse järgne pidu ja Tammur elas seal Grand Hotellis, mis oli nüüd Grand Hotelli Viljandi hotellis ja siis nad jõid Tammearuga kaelakutt öö läbi ja läksid ka bussipeatusesse, Viljandi bussijaama Tammearu saatis ta ära. Ja lõpuks, kui siis mõni aasta hiljem Tammur suri, siis me olime Peetriga mõlemad matustel, oli keset suve ja ka peielauas ja noh, osutus väga huvitavaks ja heaks inimeseks. Inimene muutub elu jooksul, ma ka Tammuri patte siin kuidagi muutma ega ümber rääkima. No vot, ja siis oligi niimoodi, et siis Komissarov ka, kuna meil oli, ma ei tea, see oli nüüd kindlasti see Vennad Lautensakid oli tema idee. Selle peale ma poleks ise tulnud, Undil oli, ma ei teaks, intseneering valmis või ei olnud veel, või ühesõnaga Komissarov tahtis lavastada Vendi Lautensakke. Seda ei saanud seal noorsoo salmelaval teha, selleks oli tõesti pöördlava, kogu seda meeritud mehaanikat ja nii et tuli ta minu meelest esimene lavastus, ta tegi olidki Vennad Lautensakid ja siis tuli varsti tuli vist veel midagi. Ühesõnaga, aga kogu jutu alus oli selles, et Komissarov oli sel ajal ju lavakunsti kateedri juhataja ja ka Tallinna Linnateatri peanäitleja, noorsooteatri, Eesti riikliku noorsooteatri peanäitleja. Aga kõik noorsooteatri esietenduse peod nägid välja nii, et seal puhvetus oli pidu ja Komissarov jõi köögitädidega kuskil taga ruumis. Ühesõnaga, mida aasta edasi läks tal see teatri juhtimine, noh, pinged ka ju selge, ta ei ole näitlejatel nii palju rolle, ega see teatrijuhi töö, ma tahtsin öelda, et Piret teab enda käest, aga ta vist ei tea, ta on 4 näitlejat ainult. Mulle meenub Mikk Mikiver, mis rääkis mulle seda, kuidas saad Draamateatris valvelaud on praegu ka 3. korrusel, aga uks oli siis seal all, et üldse Draamateatrisse sisse saada, näitlejad tuli 3. korrusele ronida, sinna valvelauda. Ja Mikiver rääkis mulle, kuidas kõige õudsam, mis tal on, kui ta tuleb sealt trepist alla ja mõni naisnäitleja tuleb vastu, kellel ei ole rolli. See sisetunne. No eks Komissarov oli ka muidugi need asjad, ühesõnaga nende 2 koha pidamine läks tal üha raskemaks. Ja teisalt oli meil tõesti võimalus, me pakkusime selle 13. lennule, kes tegi eks selle Oklahomagi ja me pakkusime, et tee oma diplomilavastused meil. Siis tuli teie lend 4 aastat hiljem, me tegite kõik oma diplomilavastused Ugale. Ugale pakkus pinde ja nii hakkas see Komissarov selle Ugale ka harjuma. Ja siis oli ju ka niimoodi, noh see ei olnud veel 13. lennu ajal, aga ta oli kateedrijuhataja siis ka, kui teie lõpetasite 92. Siis oli niimoodi, et kui Komissarovit otsiti, siis kateedrist öeldi, et ta on noorsooteatris ja noorsooteatrist öeldi, et ta on kateedris. No ühesõnaga oli selge, ta oli ikka väga hea kunstnik, aga see kogu see administratiiv ja vastutustöö hakkas lihtsalt käima talle väga raskelt närvidele ja siis ma ei tea, kes ma pakkusin vist talle, jah, seda, et tule meile lavastajaks. Nii et see ei olnud mitte nii, et ma nüüd mõtlesin, et tuleks Komissarov ära tõmmata, ma nägin, et lihtsalt sõbral on selle väga, no oli tohutu direktorite vahetus, me ju suutsime algul temaga koos pärast tema üksi mingi 10 aastaga vahetada 5 direktorit ära ja üks õnnetum kui teine ja kõige parem direktor oli Kalev Raave. See oli minu idee. Raave nimi vist ütleb sellele seltskonnale, vist midagi ütleb. Võrtsjärve mängud ja kolhoos, Võrtsjärve kolhoos ja kirjutas ise näidendeid ja lavastas. Aga tore mees oli, aga noorsooteatrist oli vist 1,5 aastat ja ta vihastas truppi sellega välja, et kui esietendus oli ja
näitlejanna läks lavale. Ta potsutas tagumikku, no meil tuleb üks hea lüpsilehm jälle. Seda keel oli natuke teine. Aga direktorid seal vahetusid ja see administratiivjuhtimine oli nõrk noorsooteatrist tol ajal. Ja nii see Komissarov tuli ja oli siis kuni 2000 aastani, kui mina tulin 3. kord tagasi, siis ta lõhkus suvast. Sa rääkisid džinni mängust, aga sa ei rääkinud sellest, kuidas Liis Lindau sind kiitis. Ei taha sellest rääkida? Ei, no see oli üks lause. Üks lause? Ma kus kirjutasin üles. Liis Lindau ütles lause, mis oli ka üheselt kiitus minu. Ta ütles seda seltskonnas ja ma ei tea, võib-olla käsitlus või oled. See poisik ei ole mulle ühtegi lolli märkust teinud. Kuule, aga räägime kaasajast. Me võime ajaloost palju rääkida, räägime tänasest Eesti teatrist midagi. Kas sa ei taha? Jaa, ma lihtsalt küsin nagu selle aja kohta selle küsimuse, et tegelikult kui meie jõudsime Ugalasse, meie kursus, 15. lend, siis oli Ugala parim teater Eestis. Ma olen selles raudselt veendunud. Et kuidas, aga tegelikult ka, et kuidas sellised asjad tekivad, see lavastajate kontsentratsioon, mis oli selles majas, see, mida seal tehti, praegusel hetkel tundub see võib-olla, see ei tähendagi midagi, aga see, et seal mängiti väikses saalis Vitkevitšit, et see sama aeg, kus sündisid Tšehhovi Kajakas Elmo lavastuses laval ja Raidi lavastused, kuidas sellised asjad, kas need lihtsalt juhtuvad, kas see on õnn, et ühel hetkel juhtub ühte teatrisse siuke kontsentratsioon? Ma hakkaks sellest peale. 1993 Ugala teater lavastas heliseva muusika Piret Raugiga hiilgavas peaosas. Ma oleks öelnud, kui ma ei oleks raamat enne vaadanud, ma oleks öelnud, et sa päästsid meid ära täielikust katastroofist. Sinu hiilgav helisev muusika. Aga sa oskad arvata seesama 1993 mitu lavastust Ugala välja teisel aastal? Metsikult. Minul oli lepingus 4 rolli. 4 rolli peale tegin mina lepingu, ma arvan, et 6-7. Mida? Lavastust tuli sel hooajal välja. 17. Siin on kirjas. Siin on kirjas. Ma ise ka ei uskunud. Kusjuures. Jah, seal olid ka mingid need selle Viljandi kolledži diplomaavused 93 muidugi Lavakomi enam ei olnud, Komissarov sealt ei olnud, kuid selle sama aasta jooksul, kui tuli välja helisev muusika, te kujutate ette, milline maht, puht töömaht, töökodade maht, kogu seal muusika, selle sama aasta jooksul tuli Ugalas välja. Ma loen mõne ette. Oscar Wilde, Dorian Gray portree, siis Dumas Graf Monte Cristo, siis Tšehhov Kirsiaed, mis on Karin Raidi elu parim lavastus. Nii, me oleme alles esimesel poolaastal. Siis tuli välja Kostkovi Hirteste inimestest, mis oli ka suure lava suur ja väga edukas lavastus. Ma loen suurt tava, ülejäänud väiksed. Nii, muidugi keegi allik tegi seal peame elama mutikesed ehk ellujäämisjuhised vanale daamile, kus mängisid väikses saalis Karin Raidi Ines Aru. Ja siis oli seal siis suures laval tuleb ikka kindlasti veel siis tegi Raid arvunud lõvi. Siis oli diplomilavastus Shakespeare'i Macbeth, mida Komissar seal tegi. See oli kõik ühel aastal. Ma ei tea, kus need töökojad ja mis rahad, ma ei oska öelda, aga rahad pääsid meil ära lihtne asi. 91 Armastus 3 apelsine vastu, 92 Margus Vaheri Mees minevikuga, Eesti-aegne operett, 93 helisev muusika ja 94 Margus Vaheri Mootorpruut operett. Tänu neile, et ja see oli aeg, kui raha ju üldse ei olnud. Praegu siin kõik vaesed ja käivad 50 euroga teatris. Ja siis oli ju rahareform, 92 oli rahareform. Mul ei ole praegu seletust kõige selle asjale. Aga repertuaar oli vägev ja kuidagi meil suutsime, me tuleme selle lavastaja konstatsioonile, aga me suutsime seda silmas pidada, et peab olema üks raudne kassakas. Selle suure saali raudne kassakas ja suures saalis oli 600 kohta. Ja siis, kui selle kõrval sai teha veel mõne kunstiväärtuslikku, nagu see samane Kirsiaed ja Hirteste inimestest, siis tõesti oli nii, et ta oli sellele Eesti parim teater, parim läbimõelduma repertuaariga teater, ma ütleks. Ja konstatsioon oli tõesti see, et algul jäid, eks Raid ja Saldre
ei, Raid Saldre läks ära, kui ma 91 tagasi tulin. Saldret ei olnud enam Jah, teatris. aga Raid oli, eks sealt edasi tulid noored, kes hakkasid lavastama, tähendab, no algul Elmo. Sealt kursuselt hakkas lavastama ka Andres Noormets. Kohe, jah. Siis olid sealt enne tulnud eks Tammearu ja Lepik, tähendab lavakunstikateedrist. Nii et seal oli tõesti 4-5 täiesti korralikku lavastajat oma majas. Pluss olid siis ka külalised, Kostkoovi kutsusin külla ja nii et nii me siis ka seal välja vedasime jah, aga see lavastajate kontsentratsioon oli vägev. Aga kohutavalt raske aasta oli selles mõttes, et lavastusi, kui sa praegu ütled, et 17 lavastust Taevane arm, tegelikult Jaak, mina ei tea, sina ei mäleta, aga Helisev muusika tehti kuu ajaga. Kuidas see võimalik on? See ei olegi võimalik. Selles mõttes alguses me laulsime muidugi Peetriga seal allkeldris. Tänu sellele oli see võimalik, aga see oli täiesti hullumeelne aasta. Sest nii kui lõppes Helisev muusika, hakkas Kaarin Rait tegema kohe Kirsiaeda, mis oli külalistega, mis oli ka suur lavastus. No jah, see oli külalistega, Elmo oli juba ära läinud. Yeah. Ja siis Anne Reemann, kes mängis seda suurt Arkadina, ei, Kirsiaest räägib. Ranjevskajat. No oli ka külaline, need olid külalised, eks. Aga ja siis olid tõesti, ma ütlen, ma ju olen sentimentaalne inimene. Heliseva muusika lõpus ma ronisin alati, ja naine leidab siiamaani ette, et sa kunagi ei tulnud koju töölt. Aga ma läks ja väiksed lapsed olid kodus. Aga ma Heliseva muusika lõpus ronisin loos üleoluga, et sind vaadata ja nutta saad. Ja teine asi, mis mul alati ajas pisarad kurku ja see on Elmose tulek Kirsiaias, selle Lopahin tuleb ja need võtmed ja kes ostis Kirsiaia. Vot need olid need hetked, mida ma pidin nägema. See on selles mõttes, ma lugesin kas eelmisel aastal seda stseeni Kirsiaias, kui Lopahin tuleb tagasi, mina mängisin Varjat ja mina viskasin talle selle võtmekimpu. Ja see stseen, kus me ka lõpus jätame Lopahiniga hüvasti, et täna hommikul oli külm, 3 kraadi oli külma, siis see on tekst, mida ma ei tea, loeks tekstiraamatu läbi, mängiks uuesti. No te mängisitegi? Me mängisime üle pausi, mängisime Saksamaal seda. Te mängisite ka 2000 seda? Ei mänginud. Kajaka me taastasime siis. Kui oli ka Raidi juubel. Yeah. Siis me taastasime Kajaka, see oli onu Vanja, siis nad tegid, ei taastanud, me taastasime Kirsiaia, muidugi taastasime. Jah, oli, sest Kajakat mängisid noored seal foees. Muidugi taastasime 2000 Kirsiaia uuesti ja see on kirjas isegi. Taastasime 9 etendus, oli Kaarin Raidi 70, ei 60, vabandust. 60 ja siis see oli 2002. Ta on sündinud 42 ja me taastasime, siis tegime Raidi juubeli nädala ja taastasime Kirsiaia. Ma loen dokumenti. Loe dokumenti. Üks kord, no hea küll. Mis see oli 100% ja mis me sellest räägime, me taastasime Kihnu Jönni. Me te oled 20 aastat mängitud. Kihnu Jönni, millega maja avati ja siis Rein Malmsten oli surnud, Mait Malmsten mängis siis Reinu osa ja siis oli proov. Ja Jaan tuli sinna proovi. See oli ka imet, Jaan üldse oma jala üle Ugala läve tõstis ja selline sündmus ja oli proovis. Ja siis ma küsin, mis tegi seal? Mitte midagi teinud. Väga hea, laske käia. Sest laulud tegi pedajas. See on, ta tegi selliseid kummalisi käike 92. aastal. Me mängisime, me olime juba Ugalas palgal. Viimasel me ei olnud veel kooli lõpetanud, aga ma ei tea, kuidas Ugala, sa ütled väga rasked ajad. Ugala võttis meid palgale, me olime kevadel juba palgal ja me mängisime, Tammeru lavastas sellise asja nagu Jumalad lahkuvad maalt Ain Kalmuse järgi. Ja mina mängisin seal ühte Taani orja Kristet, kes oli Saaremaale toodud. Mul oli selline punane sametkleit ja ma tulin lavalt maha, läksin garderoobi ja vaheajal on koputus ja teen ukse lahti alguses. Ma siin sisse, mitte keegi ei tule sisse uuesti. Ja minu garderoobi 214 garderoobi ukse taga seisab Jaan Tooming, kes ütleb mulle, et kas ma võiksin teilt autogrammi paluda. Ja see mis ainus kord elus, ma sõna otseses mõttes, ma kukkusin istuuli. Või mul läksid jalad nõrgaks, midagi sellist teha ühe noore näitlejanna, aga ilmselt ta tegigi selliseid asju, aga ta vaatas selle Kalmuse lõpuni. Pidas meile veel tänu kõneda. Aga vaata nüüd me lõpetame selle mineviku ära, sest mulle meenus nüüd minu isa. Minu isa, kui tema oli olnud mingisugune, ta oli vist 10-aastane või kuskil seal Abja mingis Halliste koolis või seal Kulla koolis ja siis tuli neile kooli veteran, sõjaveteran, Türgi sõjaveteran. Ja Türgi sõjaveteran, eks tal oli medalit ka rinnas võib-olla ja selle peale, selle sügava elamuse peale. Minu isa, kui temast tehti ka mingisugune
töölisliikumise veteran ja kompartei veteran, ta käinud mitte ühelgi veteranide kohtumisel. Siis ta ütles, et see on täiesti jabur, kui tulevad inimesed rääkima oma ajalugu midagi, mida ju keegi kuulata ei taha. Räägime nüüd ikka tänapäeva. No nii, aga sinu teatrimälu ulatub nii pika aja taha tänases päevas. Mis seisus see Eesti teater siis on? On see normaalne temperatuur või kisub sinna palaviku poole või mis aeg praegu on? No aeg on jõhker põlvkonnavahetus. Sellepärast, et nüüd viimastel aastatel läks Tallinna teatrikool ja Viljandi teatrikool, see ka veel muide eksisteerib, et sealt tuleb välja nüüd mõlemad kasvatavad enda arvates ka lavastajaid. No kas 2, mõnikord ka 4, nii et ütleme regulaarselt iga aasta paisatakse Eestis turule 2-4 noort lavastajat. Lisaks sellel, mis meil praegu on, kevad juba, sügisi, sellel kevadel, eks, lõpetas ju veel ka magistratuur, lavastajate magistratuur, lavakunsti kateedri, ma nimetan ikka nii, see Eesti Muusikateatri Akadeemia lavakunstikool, kus lõpetas neid, neid võeti vastu midagi 12 või 13 noort lavastajat, nii-öelda, mitte noort, õnneks need olid noored, nad olid ju ikka kõrghariduse baasil. Ühesõnaga, praegu on minu meelest tohutu noorte lavastajate üleproduktsioon. Ja on vahetunud ka peanetijuhtide kaader. Ja iga seesamane inimene otsib ikka oma põlvkonna kaaslasi. Nii et ega nüüd see, mis te kindlasti jõudis ju teienegi, see Priit Pedajase lahkumine Draamateatrist, see on ju ka tegelikult selle põlvkondade vahetuse tulemus. Keegi enam vanakesi ei taha, seetõttu ma reklaamingi meie 3. oktoobri lavastust kui minu viimast lavastust. See peaks hull olema, kes mulle veel midagi pakub. Sest see konkurss on läinud väga tugevaks. Aga kui sa küsid, et kas on ka siis see kvantiteet ja kvaliteet, huvitaval kombel valmistas neid lavastajaid 6 tükki aastas või 16 tükki aastas, ega see häid lavastajad sellepärast rohkem ei tule. Nii et neid, kes nüüd ka selle noore põlvkonna hulgast on tõesti head lavastajad, minu arvates see on nüüd väga subjektiivne arvamus, neid on ikkagi alla 1 käe sõrmed. Kui me võtame selle noore põlvkonna kuskilt, isegi, kui me võtame 30 allapoole, siis kindlasti alla 1 käe sõrmed, kui võtame 40 allapoole, siis saame ehk 5-6 täis. Aga teistpidi tundub, et on väga õnnelik praegu see värk, et 2 nende seast väga tugevat lavastajat juhivad võib-olla 2 kõige olulisemat teatrit Eestis. See on siis Draamateater, kus on Noor Toompere ja Tallinna Linnateater, kus on Uku Uusberg. Ja need on tõesti selle, ütleme, alla 40 põlvkonnad on mõlemad vist kuskil, Uku saab 40 ja Toompere 37, kuskil ühesõnaga ütleme alla 40. Nende põlvkonna kindlasti kõige tugevamad kõige tugevamad lavastajad ja need nimed, kes jäävad teatriajalukku. Nooremate puhul ma siin ei paneks kätt tulla väga kellegi peale. Et ega see, ja see tead seda oma teatrijuhtimisest ka, heade lavastajate nappus on ikka heade lavastajate nappus, nii et ma ei ütleks, et nendest oleks nüüd mingi üliküllus. Et see, et nüüd parv noori lavastajad oleks nüüd viinud praegu Eesti teatri selles mõttes kõrgmale tasemele. Aga mis on küll fakt, ja siin ei ole midagi eitada, tähendab see, et see Panso kool on töötanud alates 57. aastast. See teeb siis nüüd 70 aastat varsti, jah? Või 80, 70 ikka vist. 43, 70. 70 aastat, eks 27. aastal saab. On olnud Eestis üks näitlejate kasvatamise koolkond, sest see Viljandi on ju ka, sealt suures osas aru, ütleme teatud vahe, kes päris see koolkond ei olnud, oli Ingo Normet, aga ta ju ka Kitisest tulnud, need ikka võime ta selle Kitise või Moskva teatriinstituudi Stanislavski koolkonna juurde lugeda. Ja ka Viljandis on kas need õpilased, need tegelikult kogu see Eesti teatrikool on rajatud ühtsele alusele. See ei tähenda mitte, et kõik on Stanislavskit õppinud või et see on nüüd iidol, aga see on ühtne ja arenev ja väga hea tehnikaga koolkond ja ükskõik milline lavastaja tuleb Eestisse, välislavastajana, ma olen tegi ise rääkinud, olen lugenud, on 2 asja, mis on tõesti, 2 asja, mille ees oleks käpuli. Üks on, et repertuaariteater on. Tähendab, Eestis suures osas maailma riikides ei ole ju repertuaariteatrit. Projektiteater, majad on teatrimaja, seal on manager või direktor või mis ta on, see intendant ja siis kutsub lavastajad, aga alalist truppi ei ole. Alalist truppi ei ole, tehakse kas siis 3 nädalaks või 1,5 kuuks üks lavastus, siis see direktor leiab uue
mis seal siis tuleb uue trupiga. No ma olin kunagi 6 aega Ameerikas just teatrireisil ja seal on siis see eriti tore süsteem, kuna riik on nii suur. Et direktor, ütleme, kes on mingi Houstonis, ma lihtsalt käisin sinna Theodore Dolby teatris, Houstoni teatri direktor, mida ta siis teeb? Ta loeb lehte, tõmbab ninaga, tohutus Ameerikas, keegi on teises riigi otsas lavastanud mingi tüki. Siis ta kutsub selle lavastaja oma teatris seda kordama. Ja seal Ameerikas on võimalik ära elada, et ühe hea tüki lavastanud lavastaja võib-olla rohkem ei lavastagi. Ta teeb seda 10 korda, teeb 15 korda, teeb 20 korda. Ta oma elu seal Ameerikas raskendab ainult näitlejate ametiühing, kes nõuab, et kui tuleb seal, ütleme, samas Houstonis see Hamlet, siis ta peab panema kuulutusi ja kõik need ametiühingu liikmed, aga neid on Ameerikas hästi palju, need on õigustatud esitama avalduse sinna seal Hamleti rollile või ükskõik millisele rollile, ta peab need ära vaatama. Ma ei tea, kuidas nad seda ka lahendavad, aga see on seal see nihuke ametiühingu liikumine. Aga repertuaariteatrid on üksikuid maailmas. Noh, vaat sama Olbi teater oli Ameerikas ja noh, on Comédie Française on Prantsusmaal, kes on trupiga teater, repertuaariteater ja Inglismaal on see samale rahvusteater, aga Berliiner Ensemble. Aga need on üksikud suure linna teatrid. Meil on kõik tegelikult, mis ma ütlen kõik, ütleme 10 kutselist riigi sihtasutust, aga samas trupiga alalised teatrid on täpselt samamoodi repertuaariteatrid ka VAT, ka see samane Teatrum, ka Von Kraal, need on ju alalise trupiga teatrid. Väiksemad on juba projekti peal, ja Kuressaare ka muidugi. Selle ees on kõik käpulises, see tähendab ju seda, et on järjepidev töö nende näitlejatega. Ja ei ole juhuslik. Ja teine asi on muidugi see sama kool. See meie näitlejate ikka väga hea kool, kui näeb ju, kuidas läbi on löönud ka, ütleme, rahvusvaheline areenile, ütleme, Sergo Vares ja siis see samane Risto Kübar ja ühesõnaga nad saavad tööd, kui on keel suus. Kadestamisväärselt kõva näitlejate tase on Eestis, see on tõsiselt, ma olen viimastel aegadel nüüd vähem, aga näinud maailmas teatrid igasugust, see on tõesti kadestamisväärne, mis meil on. Selle peal me püsime ja lavastajatega on siis niimoodi, et kui ta juhtub. Aga kokkuvõttes on ju, lugu on ju päris hea, näiteks selle suve teatripilt. Ma nägin ära 24 suve lavastust, kuna ma olen selle aasta selle Teatriliidu aastapreemiate žürii esimees. 4 aastat mind ei olnud, ma olin Kultuurkapitalis žüriis, seda koormust ei olnud, aga kui sa oled seal esimees, siis mingi südametunnistus paneb, vaatad nii palju kui suudad. 50 ei suuda keegi ära vaadata, mis uued projektid, eks me kamba peale 7 inimest on žüriis, püüame see 50 ära katta. Aga minu jaoks on selle teatrisuve mulje üllatavalt positiivne. Tähendab, ma ei ole näinud ühtegi lavastust, mis oleks, et mingisugune kassakas ja paneme kokku ja ajame publiku kokku ja saame raha palju, ei ole juhtunud peale. Mõni läheb ikka leti alt läbi, aga seda juhtub alati. Aga nii repertuaari valiku tase on minu jaoks üllatavalt positiivne, eriti rõõm on, et minu jaoks ma olen ka kirjutanud, selle 5 parema lavastus hulka kuulub ka Kuressaare teatri lavastus, see samane Kaheisanda teener. Ma julgen väita, mitte sellest, et ma siin istun ja see särk seljas on, aga see on tõesti selle suve 5 parema lavastus hulka. Mis parim oli? Kõige parem. No vaata, sinna on pandud muidugi hästi tohutud vahendid, kõige parem on Draamateatri Rahamaa. See on täiesti teine juhtum ja teine tase. Aga muidugi aluseks on ka mitte ainult Toompere, kuidas ta kokku monteerinud on ja vapustavalt hea osadev Tõnis Niinemets, kes eelmine aasta oli ka suur lavastus, kus ta mingis Onu Bellat ka kassad kõik täis, aga Onu Bellat ei saa öelda, et see on nüüd Niinemets mingi eriline saavutus. Seega on täiesti teistsugune Niinemets, mitte see, keda me teles oleme näiteks nalja teeb. Ja aluseks on muidugi Mehis Pihla ikka väga tugev tekst, tähendab lugu on kogu selle rahapesu, selle Danske Panga ja Hansapanga, Danske Panga rahapesu on seal, lugu on väga hea. Ja teine paraku on ka väga tugev, on samuti Draamateater, mida nad mängisid Haapsalu selles Uuemõisa lossis. Üks helevalge tuvi, mis on selle proua Elina Toona mälestuste järgi. Jälle Priit Põldmaa ja Mari Lill, see on Põldmaa tegelikult on üks Eesti parimaid noori lavastajaid, kuigi ta ei taha väga lavastada, tahab kirjutada. Dramatiseeringut töötab teistele alla, seal on 8 kirjutanud ja 8 lavastanud. Need on jah, ütleme, et need 2 on nagu eriklass. Aga edasi on võrdne see 3-5.
Ma küsin veel ühe küsimuse, siis ma küsin, et äkki on kellelgi tekkinud küsimusi. Sa käid nii palju teatris, kas sellist asja tuleb ka ette või kas sa lähed poole pealt vahel ära, lähed pärast esimest vaatust minema, kas seda on ette tulnud? On ette tulnud. Ette on tulnud mõnikord, no vaat nüüd žürii esimehena on mul seda erakordselt raske teha. Erakordselt, noh lihtsalt piinlik ja ei sobi. Kuigi issand, ma vist läksin ikka tänavastel ka ära. Aga noh, kus ma nüüd tuletan meelde, kus ta keeldus edasi olemast. Tähendab, ma käin vahest oma abikaasaga teatris. Ja nüüd tuli meelde. Ja kui abikaasa ikkagi keeldub edasi olemast, ja kui me oleme ühise auto peal ja temal meeldib autot juhtida, eriti öösel, mulle ei meeldi. No ma ei saa öelda, et sa istu nüüd 1,5 tundi veel seal metsaal autos ja ma ei tule ära. Mul tuli praegu üks selle suve lavastus meelde, kus me läksin ära ainuke poole pealt esimest vaatust. Aga üldiselt vähe muidugi on neid, aga ikka lähen küll, jah. Mis teha? Ei ole kohustatud alati. Kas on küsimusi Jaagule? Ma küsiksin, siin oli nendest noortest lavastajatest jutt, et ma ütleks, et lavastajate pealt korra Eesti teatrikriitika juurde. Ma vabandan ette, kui ma nüanssides eksin, aga vist ma mäletan õigesti, et oma selles Kino Jenni artiklite kogumikus. Kas vist sissejuhatuses sa tsiteerisid Lilian Velleranda, kes ütleb, et mõte oli see, et ta ei saa enam lugeda tänapäeva noorte kriitikute arvustusi, et nad kirjutavad nii keeruliselt, et ta ei saa midagi aru. Vabandust, kui ma eksin sõnastusega, aga mõte oli vist õige. Et mis on siis sinu arvamus sellest just nimelt noorema põlvkonna kriitikast? No seda on siin tore rääkida, kui Madli Pesti siin istub. Ma pean ütlema, et ma olen nüüd oma vanusega jõudnud veel vanemaks kui siis, kui Vellerand seda lauset ütles. Ja ma võin öelda täpselt sama lause. Suures osas noorte kriitikute artiklitest ma ei saa aru. Ma ei saa aru kahest asjast. Ühelt poolt muidugi, ühelt poolt on nad nii kõrgesti õppinud ja õpetatud, et neile meeldib kohutavalt palju tsitaate panna kõik võimalikest teatriteoreetikutest ja filosoofitest, keda mina lugenud ei ole ja ma ei saa selle pärast aru. No see on üks, mis näitab lihtsalt minu harimatust. Aga teine asi on, ma ei saa hästi aru, mida nad laval näevad ja mida nad hindavad. Ja see on väga tihti vastupidine sellele, mida mina näen ja mina hindan. Nii et ma olen Vellerannaga samas kurvas olukorras. Ma ei tea, te loete ju ka kõik teatrikriitika. Ma ei oska arvata, mis teie arvate, aga ütleme neid, kahjuks need inimesed enam ei kirjuta, kellel alati Eesti, ütleme, minu eluajal, tõesti on kaks kõige väljapaistvad kirjutajad minu eluajal olnud, üks oli Reet Neimar ja teine oli Ivika Sillari. Ja see Ivika Sillari kogumik, mis tuli välja 3-4 aastat tagasi, ja see on ikka üks väärtuslikumad teosed Eesti teatri loos minu meelest. Ja nendest ma sain alati aru ja üldiselt ma olen alati aru saanud ka Lea Tormisest, kes on ka juba nii vana, et ta ei kirjuta. Aga noorematest läheb asi raskemaks tõsiselt. Enamikul juhtudel, nüüd Pesti läheb kaebab ära, aga ma olen tal ise ka öelnud, enamikul juhtudel ma ei saa aru, mida kirjutab Madis Kolk, sest ta on liiga tark. Ja nüüd mind rõõmsalt üllatas, et inimene, kellest ma ei ole ka väga kaua aru saanud, ühesõnaga see on mingi täiesti teine, nii kõrge tase, on olnud Vallesten Maiste. Aga nüüd äkki ma võtsin selle viimase teatrimärkmiku, mis on nüüd tuli välja äsja 2023. Ja see on avaartikkel, Vallesten Maiste avaartikkel, kus ta kirjutab poliitilisest teatrist Eestis. Ja sealt ma sain kõik aru, ma ei ole küll nõus vähemalt ühe asjaga, mis ta seal täidab ette, et miks me, nüüd on laval poliitilised lavastused, toob seal 3 näidet, üks on siis Vene teatri 3. riigi impeeriumi Kuljavini lavastus, teine on Meie klass Sugalas ja 3. on Plektrum Nukuteatrist. Ja Maiste teeb selle etteheite, et miks nad on kõik natsi selle
alusel, noh, lavast, mängi, noh, lood ise, eks, et miks me nüüd kirjutame, kui koledad olid natsid ja keegi ei kirjuta, kui koledad on venelased ja miks me ei kirjuta stalinismi lahti ja noh, putinismi, et tänapäeva poliitiline teater peaks olema sellest, kui jube on Venemaa, mitte kui kole oli 50 või 70 aastat tagasi Natsi-Saksamaa. Siin võib ta ka nõus olla. Aga üks näide, mis ta seal toob, ma ei ole kategooriliselt nõus, ta heidab seda ette ka Kuljavinile. Tähendab, see on selgelt tehtud lavastus. Putin ja Venemaast on isegi nimed ära vahetanud. Noh, see lavastus on selgelt tänapäeva Venemaast tehtud. Miks ma seda ei märkanud, et on, noh, ei ole seal Brecht ei ole seal Saksamaad, see on tänapäeva Venemaast. Aga see on väga selge ja väga hea artikkel. Noh, ma lihtsalt ütlen, et mõnikord juhtub ka nende autorite, keda mul on raske mõista, kirjutab nii, et ma saan täitsa kui vanasse aega korra tagasi minna, kas sa äkki on sul meeles ja kuulsid, mida Kaarel Hirv ja Hendrik Allik 55. aastal rääkisid ka omavahel? Tead, ega siis ma olin tõesti 9-aastane. Ja laud oli ka, ja siis käis seal tõesti niimoodi, nad käisid seda, meil oli niisugune 3-toone korter, seal oli alati selles ühes toas kaotatud laud, nad käisid seal ikka, ütleme, see esimene pool aasta ikka üsna massiliselt. Ja vedas nad sinna Arvet Kalvo, kes oli ju vanemise direktor ja noh, isaga siis varemast ajast tuttav ja mida nad rääkisid, tead, mida nemad rääkisid, ma ei mäleta, mul on üks asi meeles, noh, samast seeriast, kui Alma Vaarmane vedas sinna Jaan Kross ja Ellen Niidu. Ja siis Kross rääkis, no ühesõnaga olid ta need söörikastaja juba oli nagu välja tulemas ja mäletab minu õde, mida ma ei mäleta, Kross oli lugenud seda Tiit Pagu isegi seal ette meil, aga ju ta siis nii oli, aga see on mulle rohkem meelde jäänud kui Irdi ja sellesama see Kaidu külas kõik jutt, aga noh, ei. Küll, aga noh, sellest ma kirjutan ka oma raamatus nimesid nimetamata, see oli ka sama aeg ju. Mõnikord ei poisile midagi meelde ka. Koputab ukse peale, koputus ukse kell oli ja ukse taga on väga tuntud Eesti naisnäitleja. No, ma olen ta laval näinud, aga ma olin siis võib-olla natuke 10, 11, 12 sama. Tahab minu emaga kohtuda. Aha, nii. No mis siis teha? Tahab kohtusid, ema pani ukse kinni ja ma kuulasin, millest see räägitakse. Partei peab talle tagasi andma tema mehe, ühe Eesti teatri peanäitleja, kelle üks teine Eesti teatri suur näitleja oli parajasti üle löönud. Aga ema ei olnud küll siis partei, kes oleks tagasi anda, aga tema ei saanud kuidagi aidata seda probleemi lahendamist. Issand, kui huvitav, kas see on sul kirja pandud need faktid? See on ka nimega kirja, ma ei taha praegu nime ütelda. Matli tahtis küsida. Kas sul on mingeid mõtteid või plaane, mida sa tahaksid veel kirjutada, et see sinu mälestuste raamat, artiklid, raamat oli suurepärane, kas sul midagi on veel, mida peaks veel kirja panema? Vaata, kui sa nii küsid, siis ma olen mõtte, aga selleni ma ilmselt ei jõua. Kuna see minu teatriartiklite ja mälestuste raamat, eks pealkiri oli Kihnu Jennist Savisaareni. Lihtsalt sellepärast, et esimene artikkel oli see Kihnu Jenni retsensioon ja viimane oli siis see Ojasoo ja Semperi lavastus Savisaar. Ja ma selle komponeerisin selle raamatu nii, et ta on ju 3 eri šriftis. Seal on siis artikkel ise ja seal on siis, mida ma tänapäeval arvan sellest jamast, mis ma 30, 40, 50 aastat tagasi kirja panin. Et kas see on õige, mismoodi need arenenud on need lood ja inimesed ja teistpidi jookseb 3. šriftis siis minu elukäik. Minu isiklik elukäik, teatrielu. No ma olen ma olen mõelnud, et teine pool on ju tegemata, mitte teatrist on minu poliitikaartiklid, mis oleksid siis, tähendab, mis ma siis nüüd peaksin ütlema siis. Hruštšovist Kariseni või? Oleks pealkiri. Aga ei, ma ei jõua ja seal on muidugi asju, mida võib-olla ei olegi vaja ja oleks ju puht ajalooallikana huvitav, aga see on ka suur töö. Aga teatrist ma nüüd küll rohkem mingid raamatuid ja ärge kartke ei tee. Ja no minu enda see, ma saan aru, kui ma siin rääkisin noortest kriitikutest. Ma saan aru ju, et see minu enda teatriartiklite või retsensioonide kvaliteet on oluliselt langenud, sest ma tõesti ei tea ka kõiki niisugust teooriat ega tunne kõike seda tänapäeva, mis jupp ühest etenduskunsti lavastust võetud ja mis jupp teisest võetud on ja ühesõnaga ma selles mõttes muidugi ei ole võrdväärne kriitik tänapäeva neile õpetatud kriitikutele, sest ma saan aru, et ma olen ju eluaeg ilma teatriharidust ja teatrikriitiks, sest ma olen sotsioloog hariduselt ja ma olen kirjutanud ikka enamik asju probleemist.
ma ei ole osanud hinnata nii sügavalt lavastajatööd või näitlejatööd, aga mind on huvitanud see probleem, millest lavastus on ja ma olen lahkanud seda sotsiaalset probleemi. Ja siis olid ka probleemid muidugi huvitavad ja teravad, nüüd need probleemi nii väga teravad ei ole, aga mis mind praegu ütleme, kui küsite tänapäeva Eesti teatris, mis tõesti imestanud on ja ka sel suvel ja kõige viimaste mõnede lavastuste juures, tähendab, kuidas saab absoluutselt mitte suhestuda ümbritseva ühiskonnaga. Lihtsalt teha eneseteostust, lihtsalt teha enese rõõmuks võib-olla. No mitte mingit sidet ei ole sellega olukorras, ma ütlen, nii raskes või keerulises või teravas või valusas olukorras, nagu praegu on Eesti ühiskond, eks ta ei ole ju, ma ei mõtle Eesti ühiskonda, vaid maailm üldse Eesti selles maailmas, eks. Ta ei ole ju viimase 30 aasta jooksul olnud peale, ütleme, laulurevolutsiooni aegu. Ja kuidas saab kunstnik lavastaja ka tema 30 näitlejat kuude kaupa teha nii tööd, et sellega vähimatki sidet ei ole. See meenutab jah, see, aga olukord on pisut teine, Stanislavski tegi 17. aastal, kui oli veebruarirevolutsioon ja oktoobrirevolutsioon, siis ta tõmbas prooviruumile ette paksud kardinad, et see jama sealt tänavatelt ei jooks proovisaali. Aga võib-olla nüüd ka nii töötatakse, ma ei saa sellest aru. 43. aastal, kui kogu Euroopa ja ka Ameerika oli sõjas, siis esietendust Broadway'l Oklahoma. Kuis nii kaunis on hommik, kuis nii kaunis on päev. No vaata, esiteks oli kogu tükk Ameerika, aga parem näide on see, et kui oli Leningradi blokaad, siis mängis Leningradis üks teater, see oli operetiteater, ta mängis Silvat. Aga selle aastal arusaadavasti inimesed tahtsid midagi muud. Aga oleks siis praegu sedagi, et mõte läheb mujale, et selleks mõningad on ka nihukesed. Ütleme nüüd see viimane, mis ma nägin, eelviimane lavastus, mis ma nägin Uku Uusbergi, see, kuidas teile meeldib, jah? Shakespeare. Shakespeare, Pillering kirjutas just ka täna, ma lugesin siia tulles ERR-i portaalis, kirjutab ka seda ju Pillering Purje, et see ongi see, et näha, et headus ja armastus ja ilu on ka olemas, et võib-olla siis üks Uku mõte oli, et lihtsalt nagu siis Silvat mängiti. Võib-olla ma eksin, aga minu meelest ei ole vist meil Eesti teatripildis väga palju neid inimesi, kes oleks üheaegselt nii lavastaja või teatrikriitik. Ma ei tea väga lavastajad, kes oleks kirjutanud teatrikriitikat ja ka vastupidi teatrikriitikuid, kes oleks lavastanud. Sinus on need kaks rolli kokku jooksnud. Et kas need võivad vahel hakata nagu ka üksteist segama, et sul lavastajana hakkab see kriitiku mõte kõhklast tiksuma ja vastupidi? Vaata, kõigepealt Eesti teatriajaloos on õnneks niisugused näited olnud. Kõige paremad näited olid muidugi Karl Menning ja Priit Põldrus, kes oma lavastajatöö lõpus hakkasid väga tugevateks ja hinnatud ja kardetud kriitikuteks. Teistpidi selline kriitik nagu Voldemar Mettus Eesti ajal temast selle lavastaja. Ütleme, kui nüüd tuleme uuematesse aegadesse, Mati Unt ju ka algul ikka kirjutas, enne kui temast see hullunud lavastaja ühtegi päeva ilma proovita 20 aastat. Ja Merle Karuso ka on kirjutanud. Aga kahjuks eriti ei ole. Sellepärast väga huvitav on, kui ma olen olnud enne kui ma olen žüriides olnud. Teatriliit on žüriid moodustanud alati nii, et sellest 7 inimese hulgas oleks lavastaja, oleks näitlejaid paar tükk, oleks kunstnik. Ja kui me sõitsime bussiga sõidame tagasi etenduselt ja see, mis on rääkinud näitlejad, mulle meenub eriti, kellega ma koos olen, Kaie Mihkelson ja Külliki Salder ja Kersti Kreismann ja Merle Karuso. See nende analüüs, see on, kui palju see mulle andnud on, mis pilguga nad vaatavad ja mida nad näevad ja see on niivõrd kihvt. Seetõttu on mul kohutavalt kahju, et praktikud ei kirjuta. Nad oskaksid ju kirjutada kah, aga kuidagi kirjanduses on tavaline, et kirjanduskriitikat kirjutavad meil nad omavahel, eks, suures osa. Ma ei tea, kunstis ma ei tunne neid inimesi nii palju, et nooremat põlvkonda, kas seal on ka, et omavahel kritiseerivad või arvustavad, Zünfti värk, aga meil seda praktiliselt üldse ei ole. Ja ei ole olnud nagu kombeks. Ma ei tea, miks ei ole kombeks. Eriti meil on see olnud ja on tänase päevane, et kirjandusele juhatajad teatrites, kes ju tegelikult on enamikust võimelised, Ene Paaverg on ju väga hea kriitik ja et neile on ka nagu, et see on out, kui ma saan aru, et oma teatrist ei saa kirjutada, võib-olla ka võõrast ka, see on nagu kohe loetakse halvaks tooniks, kui kirjutab kirjandusele juhataja ka teise teatri etendusest, aga minu meelest on see rumal. Võiks ju kirjutada küll, aga nüüd sa küsisid minu kohta. Ma ütleksin, et mulle on see tulnud kriitikuna kasuks, sest ma saan aru, ma olen oma nahal
ja näitlejate nahal ma olen aru saanud, et tähendab see sügav austus näitleja elukutse vastu, mis tähendab ju seda, ma kordan oma vanu mõtteid üle. Ei ole ühtegi kunstnikku peale näitleja, kelle töövahend on tema enda keha, tema enda ihu. Ütled kirjaniku kohta midagi pahasti, romaani kohta ta võstab suvilasse, romaan on sahtlis. Kunstnikul on pilt eraldi, tema eraldi võid ütelda, sa ütled näitleja kohta midagi halvasti. Aga tema tööriist on ta ise. Täna on see artikkel, homme õhtu peab mängima tulema. See publik on lugenud, kolleegid on lugenud. See on ikka elava ihu lõikamine, on see näitleja arvustamine. Ja sellest peab aru seda muidugi, siin teine äärmus on see, ilmselt paljud kriitikud ongi seda mõistnud, võib-olla ka noored näitajatest kirjutatakse väga vähe. Kirjutatakse kõigest muust. Näitajast libistatakse tihti üle. Aga tegelikult näitleja ka väga vajab seda tagasisidet, aga millest ma olen küll aru saanud teatris töötades ja et näitlejad, aga täpselt samuti ka lavastajad, kui lavastajad muidugi ei tule ise välja järgmise õhtu lavale, eks. Et see tagasiside on äärmiselt vajalik, aga seda tuleks anda 4 silma all. See ei tule 10 või 20 000 tiraažist tiražeeri, eriti kui seal on midagi, kui sa lihtsalt ei kiida, nagu kiidad, siis muidugi on hea ja kõik on rõõmsad. Aga kui sa tahad midagi sisulist öelda, siis tuleks leida võimalus seda öelda 4 silma all. Ja mul tuleb see konkreetne näide ka seoses Mikiveriga. Mikiveri tegi oma viimase rolli Enigma variatsioonidest tegi Ualas. Tema mängis seda Nobeli preemia laureaat ja seda teist mängis Tõnis Mägi, seda ajakirjanikku. Ja siis kutsus Mikiveri Vint ka, ma olin siis teatrijuhti, kutsus viimane nädal vaatama proovidesse. Ja siis ma sain aru, aga mul enne, ma teadsin seda tegelikult enne, et Mikule võib öelda, aga jumala pärast mitte Mägi kuuldes. Seda võib öelda tal garderoobis ja siis ta saab aru ja siis ta ka teeb. Võib-olla arvestab, kui tahab arvestada. Aga öelda ja see on ka, Mikiveri näide on ekstreemne näide, aga ma arvan, et sa võid öelda, et ega nüüd ei taha ka, kui on mingi, kui suurem seltskond on, ma ei tea, 2 on raske teiega, aga kui suurem seltskond, ega sa ei taha, et sulle trupi kuuldes märkusi tehakse. Oleneb mis staadiumis, ma ei ole ju näitleja olnud. Et see on seesama, see on niisugune asja, ma olen sellest aru saanud, et see on tegelikult kohutavalt õrn materjal, millega teatrikriitik töötab ja muidugi teine asi on see, et sa pead aru saama sellest, et see lavastaja, need näitlejad on selle, näitlejad 2 kuud, lavastaja ikkagi võib-olla rohkem loodame, pool aastatki, on selle teosega töötab. Ta teab ju sellest rohkem, kui sina oma ühekordse vaatamise. Ära hakka siis kohe õpetama. Ära arva, et sa tead rohkem kui see lavastaja. Ühesõnaga, selles mõttes on väga raske elukutse. Nii et on mind teinud kriitikuna, kui sa küsisid seda muidugi palju ettevaatlikumaks. Selles mõttes küll. Aga lavastajana ma ei tea, et ma olen olnud ka kriitikas, sest mingi mul, siin on nagu teine asi see, et see lavastajale ei ole see vist kasuks või kahjuks tulnud, et ma olen ka kriitik olnud, ma ei tea. See on keerulisem analüüs. Jah. Kuidas te meenutate selle sama teatrimaja tollase Kuressaare linnateatri ehitusaega ja avamisaega 90-ndate lõpus, kui teil ka oli siin ju võtmeroll? Avamisega läks meil teatavasti raskeks, sellepärast, et siis oli Väino juba, eks, 99. Võib oli. Ja plaanid olid suured ja võib-olla, Piret võib oskab rohkem öelda. Võib-olla oli see värk, ma olin siis 99, kes ma siis olin. Minister ma enam ei olnud, ma olin siis 2 aastat teatriliidu esimees. Ja edasi läksime Ugalasse tagasi, kolleegiks, aga ikkagi võib-olla see palju räägitud ja võib-olla oli see värk kuidagi, et ta ei saanud küsida raha ministeeriumilt, sellepärast, et ta ütles, et ta ei saa ju, et ta raha ei antud, sest et ei olnud plaan, et mida sa siis lavastad, mis siin tuleb. Ja tema ütles, et ta ei saa plaane teha, kui ta ei tea, kui palju tal raha on. Ja nii kui see pull kestis paar aastat ja siis läks võib-olla ära, sest ta ei saanud tõesti raha, aga ma sain aru nendest, kes tal raha ei andnud, sest tal ei olnud plaane, mille peale ta seda raha kulutab. Ma ei tea, kas oli ettekääne või läks tal ise sõlme või midagi oli seal pahasti. Ja siis oli mõned aastad oli Kuttkomme, läks, ma ei tea, kaua tema oli, 3 aastat oli ära või olnud. Millal sina tulid? Sa tulid ju kohe peale Kutti. Jah. Aga mis aastal sa tulid? 2005 aasta lõpp. Nojah, siis oli mingi aja oli Kuttkomme, läks. Kellel oli ka nii, et ta väga, tema oli Petersoni stuudios teatur, mis ta oli väga nagu selle liini peale, ta ei olnud ka seda laia
laia mõistmist ja laia aaret. Noh, ei olnud kogu see teatrimaailm nii käest, ta võis kutsuda lavastajaid ja külalisnäitlejaid ja selles oli nagu vist asi. Ja siis tuli Piret ja siis läks asi lahti ja sellest. No ma olen kogu aeg algusest peale, ma olen rääkinud seda juttu ja kirjutanud, et siin on vaja koosseisulist truppi. Et noh, siin peaks olema, et täna jumal tänatud ongi, et no vähemalt 4 näitlejat peaksid olema omad ja siis sa tood 1 või 2 juurde või no teed niisuguse nagu see samane suvelavastus, et siis saad tuua juurde 7-8, kui kassa seda annab, aga oma trupp peab olema, tähendab teha siin kõik ainult külalise näitlejate peal, see asi ei kanna välja ja minu meelest on tänane Kuressaare teatri juhtkond sellest aru saanud ja jumal tänatud. Ma arvan, et Pireti see küsimus oli sellest ajendatud, tegelikult olid sina ministrina see, kes allkirjastas kokkuleppe Kuressaare linnaga, kes kirjutas alla selle koostöökokkuleppe ja tänu riigi abile ikkagi see maja sai valmis. Vaata, see on nüüd sellega, et tähendab see tundus ju ka üsna utoopiline, ega siis raha ka palju ei olnud. Ja Uibo tegi muidugi meeletud tööd, ega selle projekti, et minu meelest see, et ehitati ka lõpuks see lavatorn ja on ta teater ja saadi sellest muinsuskaitsest ja kus oli Uibo suur teene. Aga mis rahastamise puutus? No siis oli ju ka eksparteide vaheline võitlus ja mina olin valitsuses, aga see Kuressaare teater sai tõesti rahastatud kõigi erakondade ühise töö. No Reformierakonnas oli Tammkivi siis. Ligi vist siis veel ei olnud, oli ka juba ühesõnaga, siin olid tõesti, et kõik need saadikud, kes olid siit ringkonnast valitud, oli see toetusgrupp ja selle me surusime siis, no mina ministrina ja need Riigikogu saadikud, kes olid siit Saaremaalt, me surusime need rahad kambas ikka läbi, et see poolele ei saanud jääda, nii et siin ei ole kellegi personaalset teenet kindlasti. Ja siis oli see leping ja see leping oleks täitunud ja vist täitub kuidagi siiamaani, aga see leping ei ole paha, seda teed juba sina. No kui mina siia tulin, siis ma otsisin selle lepingu kuskilt arhiivinurgast üles. Aga täna on väga hea, et see on olemas. Et on võrdselt. Ja. Täna sa kardad, et kui ministeerium võtab ära 10% või 4 küll nüüd, et linn valda võtab ka 4 ära, aga siis teid võetakse ära 8, võt sellest huvitavat aru ei saada. Teistelt teatritelt, ma ütlesin seda ka teles, teistelt teatritelt võetakse ära 4, eks. Aga ütleme siit ja ma ei tea, mis see Tallinna linnateatrist üldse saab, eks seal on see eriti terav probleem. Võetakse ära kohe 8, kui valdute võime võtame sama palju ära, kui ministeerium võtab. Küsimusi, küsige. Meil on veel 1,5 tundi hakkab täis saama. Ma täitsa teise teemasse, ma vabandan, kui see on natuke isikliku mätta otsast, aga mul tuli see meelde siis, kui sa Priit Põldmaad mainisid, et minul tuli lihtsalt Priit ette 6. klassis kooliteatri lavalt kõik. Ta juba siis minu meelest, et oma vanusest peaaegu üle. Aga meie esimene kohtumine oli ju see, kui sa ministrina ootamatult meie kooliteatri festivali sisse sadasid, et me keegi ei osanud seda oodata, et minister ise astub miniteatri päevadelt läbi ja sellest peale sa oled olnud ju hästi tihedalt ka kooliteatriga seotud väga erinevate festivalide žüriides, et mis on siin nagu hoidnud ka sellele kooliteatri liinil ja pulsil, et sa ikkagi tegelikult nagu hästi ihu ja hingega selles sees oled olnud seda toetanud ole? No ühelt poolt see enda kooliteatri mälestus, ütleme, nii kui millest ma rääkisin. Teiselt poolt, vaat kui sa nimetasid, ma leidsin 2 nädalat tagasi oma sahtlist üles selle, mis te mulle siiski andsite 95 aprill ja ma väidan, et miniteatri päevad olid aprillis. Kui sa ei saa väitsid mulle vastu põldsema, ma toon sulle selle paberi, et nad olid aprillis. Sest et ma korra ütlen vastu, tead, mis asi oli? See 85. 95. See oli meil erandlik. Vot oligi aprill, nii. Sest ma teadsin seda, et ma sain ju ministriks aprillis. Ja siis tõesti mingil oma esimesel või teisel selle suurepärasel ministriks olemise nädalal, kes mulle ütles, minust just Toomas Lõhmust rääkis teie üritusest. Ja ma siis sõidan oma autoga siia kuradi selle maja ette, see ühisgümnaasium, et astun välja, et kus ma siis lähen ja teen ukse lahti. Ja mingisugune tüüp jookseb vastu, paneb mulle 95, paneb mulle kaelakaardi, kus on minu foto. Siis ei olnud niisuguseid asju. Nüüd on, eks, mis konverentsi lähed, saate kohe põmm kaelakaardi. 95 kooliteatrite festivali. Me ei teadnud, et see tuleb. No siis te ka natuke ette teadsite, keegi oli teile natuke ette öelnud. Foyeest esimene asi riputakse mulle kaelakaart pildiga kaasa, kaela. Ja see, mis ma selle edasi nägin, see oli kõik nii uskumatu, tähendab kogu see, mis on Rita tehtud, mida ta tegi 30 aastat.
kogu see orgtase, kõik need suured papad ja suured isad ja väiksed, selle õpilased teevad sellisel absoluutsel organisatsioonilisel kõrgtasemel mingit üritust. See oli A-pahviks ja B-pahviks muidugi laval nähtu ja see, kuidas need lapsed seda vastu võtsid ja kui tuli sinna õhtul peale see kabaree, Jeesus Maria, ma ju selle kabaree kohe ostsin ära, mind Ugalas enam ei olnud. Ma olin juba Ugalast ära, aga ma ütlesin, et see tuleb viia Ugala kevadpallile, lihtsalt buss ette ja kevadpallile Ugalasse. 96 oligi seesama esimene kabaree, mis seal kevadpallil. Aga tuleme nüüd ikkagi see koolitöötamise sisulise poole juurde. Erifestivalid on Jõgeval Vabariikliga, sa oled nii palju žüriides olnud ja alati lahkelt nõus minema. No, mis on see kooliteatri, kus ma mõtlen nüüd eelkõige see, mis sulle lavalt vastu vaatab? Miks sa nagu oled... Ma tahan teada saada ja olen ka teada saanud, ütleme, selle põlvkonnaga, neid on siis olnud eks nüüd 30 aastat. Need on juba 2 või 3 põlvkonda õpilasi või rohkemgi. No mida nad mõtlevad, mida nad teevad, mida nad tunnevad, just mitte seda meist, seal on olnud suurepäraselt meisterlik asju, festivalit on tulnud väga paljud nii Jõgevalt kui siit Eesti tänased teatritegijad välja, eks, nende taset, aga just see, kuidas, mis neid õpetajaid huvitab, mis neid lapsi huvitab, nes repertuaari valiku mõtestame, kõige põnevam on olnud kohtumised nende lastega pärast etendust. Ja seda on ainult siin, eks sina tegid, et oli ju siin Miniteatri päevad oli alati see, et trupp tuli kohe põmmake peale etendust sinna žürii tuppa. Ja õpetaja ei tohtinud olla, eks õieti mäletan. Nii, ja siis oli see jutuajamine, mis seal oli nende õpilastega. See on olnud kõige mõne, et miks te selle valiste, kas selle andis teile õpetaja, mis te sellest asjast teate, see on olnud rabavaid asju. Ühtepidi ja teistpidi rabavaid asju ja kõige, lihtsalt kõige rabavam nüüd lause, mida ma korduvalt Andrus Vaarik oli meil žürii. Tänu sellele on siin olnud ju need žüriid, kogu aeg on olnud Eesti teatri tipptase, siin on olnud teatrijuhid, siin on olnud populaarsed näitlejad. Ta on paljukordselt ületanud selle žürii vaimse taseme, kes on olnud kooliteatrite vabariiklikul festivalil. Siin ju kõik tahavad tulla, ma imestan, et sa mind kutsusid kogu aeg. Siin on, niimoodi, alati väga kaua juhtis žüriid minister, algul mina, siis juhtis see suur Indrek Saar, eks. Ilma oli Kristiina Alliksarga siin, aga kõige tipp oli see, kui väga keeruline tükk oli. Minu meelest oli see Schwarzi draakon. Ja siis me tahame teada saada, et ei tea, millal see küll kirjutatud on ja mis ajast see räägib ja juhendaja ei ole mitte midagi öelnud. Ja siis ütleb Andrus neile, Vaarik, teate, ainuke soovitus, mis meil teile on, vahetage juhendaja välja. No võt, aga jumal, kui see on vapustav üritus, mis sul siin oli, täiesti vapustav ja seetõttu tänapäeva juurde minu meelest suur sigadus ja kooliteatrite suhtes eriti on isegi mitte nende riigigümnaasiumi, konkreetselt Saaremaa puhul nende 2 gümnaasiumi ühendamine muidugi, millest äsja kes kirjutas väga tigedalt mingis oma selles loos, äsja kirjutas. Aga see, nende uute riigigümnaasiumite projektis ei ole põhimõtteliselt aulatega lava. Nad on ju kõik nii-öelda selle tüüp projektiga, et see tohutu foajee on ühendatud siis söökla, garderoob, trepikoda, kõik kena, seal saab teha mingeid miitingud ja kontserte. Aga seda, mida meie peame kooliteatriks, seda seal päris hästi teha ei saa. Ja minust on see pannud põnsu vist ka kooliteatrite liikumisele või panev veel. Kas on veel küsimusi? Ikka on, ei ole. Mis teie isiklik arvamus on, miks siis tuleb neid lavastajaid, häid lavastajaid nii vähe peale? Aga teate, see on spetsiifiline anne. Ja siin on ka nende ühesõnaga, ma olen sellest kirjutanud. Ma olen esiteks arvamusele, et lavastaja ei peaks hakkama õppima 18 aastaselt. See jutt, et me õpetame lavastajad ja näitajad koos, me tulevad 22 või 23 aastased lavastajad välja, see ei ole pädev. Lavastajale oleks vaja baasharidus all, ta võib olla ka näitlejaharidus loomulikult, ega see kahjuks ei tule, tihti võib see kasuks tulla. Kõik absoluutne enamik Eesti teatri lavastajad on tegelikult näitlejad. Aga tal võib olla ka mingi muu hariduse all, ta võib olla kõrvaltanud, ta võib olla kunstnik või arhitekt või eriti ja ütleme, praegu üks andekamatest noortest lavastast, keda mina pean, on see Johannes Helm, jah. Ja ta on arhitekt, ta on lõpetanud arhitektuuri. Ja see tuleb väga kasuks, aga eriti tal võib olla ka mingi, sotsioloogiline haridus või ütleme, Ermakul oli geoloog, Unt oli eks filoloog, kui me sealt võtame.
aga see üldine erudeeritus tase, ühesõnaga lavastaja ei ole noore inimese töö. Ma olen sellest tohutu loo kunagi kirjutanud, miks ei ole lavastaja noore inimese elukutse. Noor inimene võib säravalt teha mingi lavastuse, kindlasti võib. Sest lavastaja ande aluseks on kujundlik mõtlemine. Miks mina ei ole lavastaja? Sellepärast, et mul ei ole kujundlikku mõtlemist, aga selle annab Jumal kaasa, seda ei õpeta ka ükski kool. Ja selle oma kujundliku mõtlemisega võib ta teha mingi särava ühe lavastuse kindlasti, valmistada kohta pahv. Aga temal on vaja ka väga sügavaid psühholoogia oskusi teadmisi, mida saab ju õppida, aga mis on ka jumalast antud osalt. Psühholoogia selleks, et mõista seda tükipsühholoogiat, et mõista ka näitlejate, nende inimeste psühholoogiat, kellega ta töötab, alates näitlejatest ja lõpetas ka tehnilise personaliga, kellega ta kontaktis on, et ta nendega käituks kui inimestega, et ta käituks kui võrdväärsetega nendega, et need on ka, näitlejad on niikuinii võrdväärsed, et kõik inimesed majas, kes siin töötavad, on võrdväärsed. Seda on kõik vaja, et olla saada päris lavastajaks, aga siis edasi muidugi kogu ühiskonna probleemide mõistmist ja mida sa siis kalgame sellest peale, tuleme otsa tagasi, et kõige tähtsam lavastus minu jaoks vähemalt, aga ma arvan siiski, et absoluutsele enamikule teatrikülastajatest ka, kuigi teatrikülastajad on muutunud aastaga ühe imelikumaks Eestis. No kuulge, see püsti tõusmine iga kuradi jamsi puhul. Ja nüüd ma siis nägin 2 päeva tagasi Draamateatris esietendust. Totalitaarne romaan. Suurepärane näidend, väga hea lavastus. Ja püsti ei tõusnud keegi, sest publik oli intelligentne Draamateatri esietendusel. Aga no ja ühesõnaga, et seesama, tahtsin seda öelda, et lavastajal peab olema sõnum. Igal kunstnikul, ka kirjanikul, filmitegijal, tal peab olema sõnum, et tal ikkagi algab sellest peale, mida sa tahad ütelda. Siin lähebki kogu see 2 asja minu jaoks lahku Eestis, aga ka maailmas. Kas töötatakse, lavastatakse, ka mängitakse, kuigi näitleja peab ise, näitleja ei saa, näitleja teeb seda, mida lavastaja talle annab rolli. Kas ta teeb selleks, ta tahab ühendust publikuga vaatajaga, et tal on midagi ütelda, ta tahab seda, see ei ole mingi kasvatamine, aga ta tahab jagada seda sõnumit. No öeldakse, et ühes rütmis hingata saaliga. Või ta teeb seda puhtalt eneseteostuseks. Ja see ei ole ju hukkamõistetav, et inimesed tahavad ennast teostada, andekad inimesed tahavad ennast teostada. Aga nii totaalne huvi puudus selle vastu, kas siin üldse keegi vaatab, kas sellest keegi aru saab ja kas sealt on midagi aru saada. Kaarel Hirt nimetas seda, et meeldib vaadata sonkida oma nabas ja vaadata oma naba. Ja neid on meil neid on üsna palju. Ja kui see tuleb küsimuse tagasi noortel inimestel, vaat selle sõnumi leidmisega, kui sa väga noor oled, siis läheb raskeks, sa ühele tükile leiad, sul peab olema maailma kogemus, maailma nägemine ja maailma mõistmine natuke. Nii et tavastaja ei ole noore inimese elukutse. Ma ei ütle, et aga Raukode elukutse on endale vaadates kuigi Ljubimov lavastus üle 90 aasta, eks. Aga ta on ikka küpse inimese kuskil 40-50 on parim lavastaja iga minu meelest. Nii et neist noortest võib ju veel ka saada, kui külm ära ei võta, kui nad ennast nurka ei lavasta või ei heidutu. Ega siis trupp saab ju ka aru, paljusid lavastajad tapab siiski õnneks ära trupp. Ju. Ta ei keeldu küll mängimast, ta mängib, kurat, ma olen nii tihti teatris ka praegu tänapäeval. Issand, miks nad on selle teksti pähe õppinud? Kuidas on võimalik pähe ajada nii suur hulk teksti, millel ei ole minu jaoks mingitki sõnumit ja eriti suur saladus on, mida need lavastajad seal proovis rääkivad. See oli mul kaua aega suureks saladuseks, muidu üldse, et ma lõpetan ära oma ela. Tähendab, suurim saladus, mis minul teatril oli pikka aega, enne kui ma ise lavastama hakkasin, mida proovis tehakse. Sest kutsusid, sõbrad kutsusid, Ird laski oma proovi ja komissar laskis oma proovi ja ma olin käinud, keegi ei lase ju, Raid laskis, keegi ei lase ju mujal kui peaproovides. Peaproovid on juba niimoodi, et homme või kõige rohkem nädala pärast on esietendus. Siis ma näen, kuidas selle 7 päeva jooksul, kui mul keegi nägsi 7 päeva vaadata, aga 2-3 päeva jooksul see asi tundmatuseni muutub. Ja ma saan aru, et see lavastus saab valmis lõpuks 3-4 päevaga. Ja see oli mul tohutu küsimus, issand, aga mida seal tehakse 2 kuud. Ja siis, kui ma hakkasin ise lavastama, siis ma sain aru. 2 kuud õpitakse teksti pähe. Laval, kui mõni näitleja on juures siin üle, lisaks neile 2, siis andke andeks, ei käi teie kohta. Sellepärast tulevad külalislavastajad, suur konfliktide välismaa lavastajad tulevad. Ja seal on aeg, on raha ja raha on aeg.
ja enamik välismaa lavastajad, kes tulevad läänemaailmast, eks, nad nõuavad, et näitlejal peab roll peas olema esimeseks prooviks. Siin on muidugi sügav vastuolu, et ma saan aru, miks meie näitlejad ütlevad ja tihti õieti, et ta sai rolli pähe õppides, ta ei tea selle rolli kontseptsiooni, ta õpib rolli, no mitte valesti pähe tekstiliselt, aga sisuliselt, aga noh, see on vist siiski parandatav või? Mõne sõnaga äkki ka uuslavastusest. Millest? Uuslavastusest. Sellest, mis nüüd tuleb. Vaadake. Oi, ma räägin ära küll. Selle lavastusega on pahasti. Temaga on nimelt see asi, et ma väga kardan, et kui te tulete esietendusele, mis on 3., siis te näete, et osa või küllaltki suur osa kohti saalis on tühjad. Sest meil on niisugune areng olnud selle lavastusega. Esimene idee oli, et noh, kuna paigaks on kirik, lavastus toimub kirikus, tegevus toimub kirikus. Et noh, seda ei saa ju teatris mängida, et peab leidma mingisuguse spetsiaalse koha. Minul oli algselt juba ennem, et kunagi tahtsin ennem siin teha, Piret teab seda lugu, tahtsin teha seal aidas. Aga siis läks ait nagu restaureerimisele, aidas teha ei saanud. Siin oli umbes selge, kuidas selle kiriku saaks seal kujundada. Nüüd tulime siin hakkasime aasta tagasi mõtlema Piretega, ei noh, kus siis saaks Kuressaares teha, teeme lossis näiteks. Siis käisime lossis läbi kõik keldrid, seal on toredad uued keldrid, nüüd uued ruumid ja käisime läbi keldri. Võtsime kunstnikuga kaasa. Ja vaatasime, et ikka lossis ei saa teha ja ait ei saa valmis selleks ajaks veel. Nüüd on ta küll valmis saanud, aga ilma tehnikata. Ja siis oli esimene mõte meil, tulime siia, majja, noh see oli meil selle kevadel, eks. Oli. Ei olnud kevadel, eelmine sügis, minu käisime. Ei, siis ütles tark lavastaja Allik, et teate, mis me teeme. Me teeme seda laval. Aga nii, et publik istub laval ja kogu tegevus, kogu see kiriku me ehitame sinna lava sügavusse. Noh, siis palju me sinna siis paneme, 60 inimest ja 8, mingi 4-5 rida palju need paneb siia teie teatri lavale. No ja küll, teatrijuhid olid rõõmsalt nõus, minu suureks üllatuseks. Pilet on ju raha. Miks te nõus olete, me ei saanudki aru, et laval. Nii. Ja siis järgmine idee oli nüüd, kui me juba lavastama hakkasime, siis ma sõitsin siia bussiga, esimesse proovi vist või midagi, et ma mõtlesin bussis äkki. Et kuulge, et no see tükk peab hakkama väljas käima kah. Et no palju siin Kuressaares ikka mängida, sa oled nii head näitlejad, et seda tuleb mujal ka näidata, üle suure veega näidata, eks. Aga siis tuleb ju kõik ümber teha, sest noh, üks lähme me Ugalasse või lähme me mis mujale majja või isegi kultuurimaja ei võta ju tribüüni kaasa, ega lavale tribüüni ehitama. Siis me mängime niikuinii saalis. Et miks siis peab 2 korda seda ümber mõtlema, kõik valgused ja nii edasi. Et kuulge, siis ma ütlesin, et teate, teeme ikka saalis. Aga me ei müü seda saali välja. Me teeme nii, et paneme mängime üldse, ma rõdul või publikut ei lase ja 8 esimest rida ja tõmbame sinna nööri ja kuidagi lahutame selle ära, sest mul oli see tohutu soov, et publik tuleks sisse ja see oleks kiriku atmosfäär. Seda, et ta ei tule mitte Kuressaare teatrisse järjekordset lavastust vaatama, vaid ta astub nagu kirikusse. Nii. Ja see idee oli meil kuni üleeilseni. Ja siis oli kunstnik saanud valmis oma lavakujunduse. Ja lavakujundus on väga uhke laval, aga siis oli see õnnetus, see on nüüd minu täielikku piiratust. Ma olen siin 2 korda lavastust teinud selles saalis, eks. Selle Tapatöö Jumala ja selle Kartulimoosi. Ja nüüd siis üleeile olen mina pühapäeval siin ja vaatan seda Saaremaa seda põgenemise lugu. Piret on laval. Ja ma istun loožis. Ja äkki ma märkan esimest korda, et pagan, selle maja saalis on ju palju parem nähtavus ja kuuldavus rõdul. Kui seal taga mingis 7. või 9. reas peale selle siin on õnnetult need toolid pandud üksteise järgi, et kui seal ikka suur inimene istub, sa ei näegi sealt vahel. Eile ma siis ütlesin, kutsusime kõiki kokku ja me andsime loo müüa välja kogu saal. Välja arvatud viimased 2 rida, võib-olla lihtsalt, et natuke liiga kauge on või pime, aga ühesõnaga praegu oli jutt, et läheb ka rõdu müüki. Aga kas nad nüüd suudavad esietenduseks selle rõdu ka maha müüa, selles ma pisut kahtlen või mis sina arvad? Ma ei tea. Ühesõnaga selgus nii, et kujundus ja atmosfäär on võimalik luua ka tervele saalile, et selleks ei pea võtma osa saali kasutust. Ja näitlejad mängivad ka rõdu viimasena ritta, et oli mingit häda.
no temaatika ise on nüüd sihuke juhtum. Temaatika on selline, et kuna eks autor on pannud, no keegi veel viis, ma võin ju lavastuse loomise looga ära rääkida või sünniloo, mitte selle, vaid üldse. See on ju ka paras Jaaneli kõik. Et see on Rootsi kirjanik Hans Alfors, kes on 93 aastane, mul on rõõm teile teatada, me saame praegu Piretiga teada, Tanel veel ei tea, et autor saatis meile, me saatsime autorile kutse, autor tervitab ja rõõmustab ja on hea meel, aga ise siia ei tule. Autor on täiesti elus, ma katsin, kas ta üldse veel 93 aastane. Nonii, aga tema näidendeid on Eestis lavastatud, see on 8, ta on palju Eestis lavastatud, viimane väga tuntud oli Draamateatris Tuhki Akvavit, mis oli Teveri üks viimaseid suuri rolli, mida lavastas seal Pedajas. Siis oli Baskin on teinud mitte minu armas Lift ja Ugalas tehti Illusionist, väga tuntud inimene. Rootslane, kes elab Soomes, juhtinud ka Helsingis Rootsi teatrit, ise on lavastaja dramaturg, palju kirjutanud näidendeid. Ja ma ei räägi ära seda, et ma tahtsin, et ta 7 aastat on lavastatud, 2 korda pakkusin Ugalasse, nad ei võtnud omadel põhjustel. Aga ma nägin algust peale, et Eestis seda, seal on 2 tegelast, üks on naisterahvas 50-aastane, kes on tegevus toimub päeval, meil toimuvad Soomes piiskopi valimised. Piiskopi valimised ja see daam on siis tähendab kirikuõpetaja, kes siis on piiskopi kandidaat. Ja mul oli 2 näitlejat ja ütlen ka täna, et on 2 näitlejat, keda ma näen selles rollis, üks on Piret Rauke, teine on Ugala direktor Karmen Tabur. Seal peab olema mingid isiksuslikud võimsa naise omadused. Ja siis tuleb tema juurde intervjuud võtma temast 15 aastat noorem ajakirjanik, keda mängib Tanel. Ja kui te nüüd kujutate ette, ma edasi palju ei räägi, no ei oska ju välja mõelda midagi veel igavamat, kui on kirikus toimuv intervjuu 2 inimese vahel. Aga lavastaja on määranud žanriks väga täpselt psühholoogiline triller süüst ja vastutusest. Järelikult, mis seal juhtuma hakkab, seda ma ei saa ette rääkida, sest ongi see juhtum, et inimene, kes on seda teksti lugenud, õnneks ta ei ole trükis ilmunud. Tema näeb lavastust hoopis teistmoodi. Noh, kui ta teab ära, mis seal juhtub, aga see on mõeldud publikule, kes ei tea mitte midagi. Ja vaat, kas te siis oskate ära arvata või ei oska ära arvata, see on muidugi meile suur huvi ja meie suureks rõõmuks me palusime täna sellise inimese saali, kes üldse ei teanud asjast midagi. See oli Rita Ilves. Ja Rita, see võib mängida küll, päris huvitav. Väga soovitan. Väga hea asi. Tulge teatris. Kas on veel küsimusi? Me oleme nüüd olnud juba tunde 3:30. Vaat nii, mul on väga hea meel, et te viitsisite tulla mind kuulama. Ma ei tea, no vaat lavasta ei oska ju kunagi, lavastajal ju kõik lavastused armsad, kõik lapsed armsad. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas ka Etlar pole olnud. Tuttavatel ka headel lavastajatel, nad hakkavad kuskil 6 aja pärast võib-olla aru saama, et asi päris nagu ei kanna, aga lavastuse järgselt on oma tööst igaüks vaimustatud, see on sisse kodeeritud. Aga ma julgen seekord küll soovitada, et seda võiks täitsa vaadata, sest need on ikka väga head. Ja kunstnik on vapustav. Kunstnik on minu viimane lavastus ja tema esimene lavastus. Ta on niimoodi Stoken. Ta on võib-olla, kes televiisorit on vaadanud, selle aasta ta sai ta väga kuumaks nimeks, sest ta oli üks neist, kes tegi selle näituse Lasnamäel, kus olid need Ukraina need pommitatud majad, need suur plakati näitus, mis tegi Tallinnas tohutu skandaali, eks. Kellele meeldis, kellele mitte, ma tean, et minu naine ei ole absoluutselt selle vastu, sest ta ei taha, et kurja levitataks. Kurjust ei tohi levitada, aga on ka teine argumentatsioon, et see on hoiatus, see on iserida. On kuum nimi. Ja tema 2 aastat tagasi lõpetas siis Ene-Liis Semperi õpilasena lavakujunduse. Ta on professionaalne lavakujundaja. Aga ta ei ole 2 aastat seda tööd teinud, ta on reklaamibüroos teinud ja saanud reklaamipreemiad nende aastate jooksul ja see on siis tema esimene kujundus. Nii et meil on ikka huvitav koostöö. Äärmiselt huvitav ja kindlasti väga suure tulevikuga noor kunstnik. Kas on küsimusi? Ei ole? Aitäh, Jaak! Mis siis? Ja.
ja kuna ajad on rasked, aitäh, et kuna ajad on rasked ja ei tea, mis hullud mõtted võivad tulla, ühesõnaga hoidke ja kaitske seda teatrit, vaat siis minge tänavale, minge mitte piketeerima, siis tuleb jõuga minna kaitsma, kui keegi tahab kinni panna. Tulen kaasa. aitäh. Aitäh.